Saadet toetab Pahv. Ja Rivo taaskord poodiumil. Ei ole turniiri minust, kus Rivo käib, aga poodiumil ei pääse. Tegelikult selline rünnaku kukkumine oligi selle turniiri ainukene. Nii kui see viimane punkt oli läbi, nii tuli kohe Hollandist kõne peale. See tuul tegi tema kindlasti rünnakul natuke suuremaks. Mina seda välja ei ütle, et see tuleb, aga ei ütle ka, et ära jääb. Tere taas, head rannavõrkpalli sõbrad! Enam kui 2 aastat on nüüdseks möödunud sellest toredast hetkest, kui Beats 44 ja Mart ja tol hetkel ka Kusti alustasid Eesti esimest rannavõrkpalli podcasti, see oli siis 2023 aasta veebruarikuus ning nüüd, 2 aastat ja rohkemgi hiljem, on kätte jõudnud meie saatesarja 18. osa. Et välismaal MK Karusselli näol on juba hooaeg alanud ja kaugel Eestiski, see aeg on, kui tuleb taas varbad välitingimustes liiva pista, siis oleme otsustanud, et täna vaatame natukene teise nurga alt ja ehk isegi sügavamalt Eesti rannavõrkpallile sisse kui üldiselt oma saadetes. Rõõm on öelda, minu paremal tiival siin laua ääres on 2 tuttavat meest, esindavad tänases saates noorust ja uljust Nilsi asemel Urmas Piik ja Mart Tiisar. Tere! Tere! Ja rõõm on öelda, et teisel pool, vasakul pool tiival kogenud staažikad Eesti rannavõrkpalli sõbrad, Eesti rannavõrkpalli toimkonna pikaaegsed liikmed ja ühtlasi on nad ka lapsevanematena väga palju andnud Eesti võrkpallile juurde, aga mitte ainult võrkpallile ja ka toetajatena andnud Eesti võrkpallile päris palju juurde. Me jõuame nendest veel pikemalt rääkida nendest tegudest, aga kõigepealt meestest endist. Tere tulemast, Vallo Põldma. Tere. Ja tere tulemast, Jaan Soomets. Tervist! No ma alustan selliste individuaalküsimustega. Mart, MK-etapil Mehhikos oli tuul nii kõva, et tulid sa tagasi selle tuulepuhangaga või lennuk tõi sind tiimaga tagasi? No võib-olla 2 ühes. Tuul puhus lennuki maast õhku ja nii me tulime. Aga see oli ikka päris uskumatu, mis tingimustes hooaja esimest MK-etappi tuli mängida vist kohati. Kohati jah, ja seal oli tegelikult hästi huvitav ka, et seal nende tuulistel hetkedel olid 4 platsi ja kõik olid täiesti erinevad. Peaväljakul käis mäng, teine väljak oli ühel pool peaväljakut, kus oli 1 tuulekoridor, 3. väljak oli peaväljaku ja mingite tribüünide vahel, seal oli veel enam vähem ja siis 4. väljak. Seal tõesti nägime mänge, kus lihtsalt prooviti alt esimese puutega üle panna. Mängid venelast? No jah. Ma pean ütlema ka, et rannavõrkpalli, kes ise ei mängi, et mängid venelast, ei ole midagi negatiivset, see on lihtsalt selline tore soojendusmäng, mida üldiselt mängitakse alt puutega. Aga kas oli siis, tähendas see seda, et mängijad ka lootsid, et ma loodan, et minul ei tule just sinna väljakule, kus on väga tuuline või just peaväljakul, kus ei ole väga tuuline, et kas teie ka tiimaga hoidsite seda pöialtis endale, kui tulid välja need väljakuda? No ma panin seda tähele alles siis, kui meie mäng oli tehtud, sest et me just mängisime seal selle teise mängu selle kõige tuulisemal väljakul. Aga tol hetkel ei olnud üldse torm. Tol hetkel oli ikkagi väga mängitav ja lihtsalt tuulepuhangud tegid vahepeal natukene trikki. Aga muidu ei tea, vaata, tuul on alati selline, et osad just loodavad, et nemad ei saaks seda tuulist tingimust, teised loodavad, et oleks kõige tuulisem, et siis võib-olla avaneb neile rohkem võimalusi, et see lööb kaartist hästi küll. Aga mingit reeglit vist ei ole, et kui tormine see tuul peab olema, et mänge ei peetaks? Ma tuule kiiruse kohta ei tea, et siuke reegel oleks olemas. Vihmaga? Suure rahega ei mängita, äikesega ei mängita. Et need 2 asja on. Aga ma arvan, et tuul on ikkagi niimoodi, et kui juba bännerid lendama hakkavad, siis ei mängita. No rahega ei mängita. Ma mõtlen, Eestis siis ongi suhteliselt riskantne ükskõik millisel aastaajal seda turniiri korraldada. Eks ta nii ole, jah. Aga vähemalt suvel on suurem tõenäosus, et seda rahet ei ole. Ja Urmas, sulle küsimus. Sina mängisid ilma tuuleta A-liiga oma otsustavaid alagrupi mänge. Tuli ka viimases voorus võit meie tulevikupaari Gender Parijogi üle. Päris kindlalt Sandriga saite Jagu, ole hea, anna ülevaade sellest mängust ka. Kas seal oli ka mingi vahe, millisel väljakul Ülemiste Beach House'is te mängite? Kusjuures Ülemiste Beach House'il on väljakutel vahe küll, et 6. väljakul see serv mängib kõige rohkem, aga meie vist mängisime 3. See on võib-olla kõige kodusem 3., 4., kus kõige rohkem saab trenni teha ka. Aga jah, selles suhtes oli väga positiivne mäng, et me ju Sandriga oli üle 6 aja mõlemal paus trennidest, pallitrennidest siis ja jõudsime 2 trenni teha ja seda selles kohas nagu vaadates oleme nagu päris heas kohas, et ise arutasime ka, et kui siin varasemad puhkused on olnud nii, et tuled tagasi, ei saa üldse pallile pihta, siis seekord pigem oli kuidagi
oli kuidagi asjad veel paremaks läinud, et see just tõsta mingisugune kindlus ja see kuidagi puhkus aitas hoopis sellele kaasa nagu, et tuli õigel ajal ja kuidagi siis kinnistus võib-olla paremini, et noh, loomulikult siuke võhmateemad ja harjumatu ikka siukseid intensiivseid punkte mängida kohe, aga ma arvan, et tegime siukse tipp-topp mängu ja siit on hea edasi minna. Siit on hea edasi minna, see on Eesti spordiajakirjanduse klassika, kui sportlased midagi muud enam öelda ei ole, siis ta ütleb, et siit on hea edasi minna. Aga ma pean ütlema, 6. väljak Ülemiste Piitsusest jälle inimesed, kes ei ole seal igapäevaselt erinevalt meist treenimas, et seal on mingisugune planeeriva servi siuke lainetus on teine õhuvoolude näol siis, et seda sa pidasid silmas. Ja just, et see servil pall mängib kuidagi eriti, et no ega sisehallis nii ehk naa mängib, aga seal 6. väljakul ma ei tea seal, mis see teine hoone sealt edasi hakkab, et kas see kuidagi mõjutab või noh, tõenäoliselt. Just nii, läheme jälle vasaku tiiva juurde. Vallo, esiteks saime enne saadet vahetult teada, et Võrus tuntakse sind kui jõusaali vend. jah, et eile, kui ma läksin Liisa viimasele mängule Audentes versus Võru, et siis juba administraator ütles, teie oletegi lapsevanem, jah? Kuule, aga sa oled selles suhtes ikkagi eriline kuju Eesti võrkpallis. Sa oled nüüd meil Võrkpalliliidu juhatuse liige esindamas seal rannavõrkpalli, aga sa oled ikkagi koos Meeliga saanud sellise saavutusega hakkama, et 4 sinu last mängivad täna võrkpalli. Nendest siis kolmikud Liisa, Anni, Jakob ja 2 aastat vanem Joosep Põldmaa võrkpallisõppedele tuntud siis TalTech Selveri võistkonnast meistriliigas. Anni on ka valitsev Balti liiga meister. Palju õnne. Aitäh. Kuidas isagana on selliseid emotsioone vastu võtta? On see tunned, et nüüd on midagi hästi tehtud ära? Ei tea, ma arvan, et emotsioon on iga võit või isegi kaotus, et tegelikult ega siis iga kord sa ju tead, et sa ei võida, aga minu arust need lapsed, mida nad pakuvad, see ongi kõige parem emotsioon, et olgu see võit või kaotus, et või lihtsalt osavõtt, nagu Joosep praegult nii-öelda on, et selles mõttes, et tegelikult on lihtsalt minu jaoks on väga mõnus emotsioon. Meie jaoks ka oli vaadata, kui nad võitsid. Jaan, no sarnane küsimus. Sinul siis on huvitav see, et tütred, eks ole, Kaisa ja Liisa on mõlemad võrkpallitaustaga. Liisa Remmelg meil täna ka Eesti esipaari kaitsemängija ja sinu poeg Markus Soomets jalgpallikoondises. Ja vaatan mina mängu Iisraeliga ja tuleb kollane kaart ja jättis Moldova mängu vahele ja minul jäi ka Moldova mängu vahele. Ja tuli teine kollane kaart. Tuli teine kollane, just. Ja siis tuli punane, et kes ma nüüd sellest räägin. Kas me muudame seda tänast formaati jalgpall? Meil liiga palju teemade sees ei olnud plaanis jalgpallist rääkida, nii et praegu on õige hetk see ära. Kui sina vaatad telerist, näed poiss sai teise kollase, mäng Moldova käib vahele, mis tunded tekivad? Ma vaatan siiski, mille pärast ta selle kollase sai. Mängulist eleme või seda olukorda vaatad, siis vaatad, palju lõpuni jääb näiteks, et kui tõesti on punane tulemas. Aga jah, natukene ärevaks tegi, aga nii nagu ütles peatreener Jürgen Henn, et tuli mängida riskeerivalt ja paraku riskid realiseerust. Et ma arvan, see kollane oli nagu mõnes mõttes põhjendatud ja esimene kindlasti oli põhjendatud, see antakse enam-vähem emapiimaga kaasa, kui sa vutimees oled, et sellises olukorras sa seda mängijat niimoodi särgist tirid ja ta enam-vähem maha võtad, et sa saad ise võib-olla miinuse kirja, aga meeskond ei saa, eks ole. Aga see teine kollane lõpuminutitel, mis iganes, oli see väsimus või oli see lihtsalt kaasmängijaga pisut mööda rääkimine, aga see kollane tuli ja sellest viigipunktist võib-olla on kõige rohkem kahju, aga sellest on hästi palju räägitud. Ja võtame ka lõbusama teema, et ikkagi seda sissejuhatust hoida lõbusana, nagu meie saatel on iseloomulik. Sa oled aastaid meile kui ka ikkagi vollesõppedel olnud tuntud nuputelefoni kaudu. Aga hästi ta töötas sul, ma tean, probleeme ei olnud ja täna äkitselt me vaatame Assa Mait ikkagi on muutused toimunud ka selles plaanis ja väga uhke iPhone. Ma ei oska öelda, mis number see on, sest mina iPhone'ist tean sama vähe kui sina, ma arvan, aga mingi iPhone sul on tekkinud, mis põhjustas nii drastilise muutuse? See on olude sunnil. Ega nuputelefoni ei ole kuskile kadunud, ta on täiesti terve. Tema aku peab vastu, kõnesid saab võtta, kui võrguteenuse pakkuja seda teenust pakuks. Paraku 2G võrk täna meil töötab väga valitud kohtades ja ma ei tahaks olla see valitud inimene, kes üldse kätte ei saa või kes oma kõnet teeb Eesti 3-4 punktis, et ma olin sunnitud oludega kaasa minema ja ennast moodsamasse võrku lülima, aga kui 2G tuleb tagasi, ma olen kohe üle.
näiteks või teen omale 2 telefoni. Sest ma möönan, et selle iPhone'iga on teatud komplikatsioonid. Mugavused, põrgud mugavused ja nendest ei saa lahti enam. Nagu näiteks Netflix. Ei, ma siiski jään helistamise peale. Mulle meeldib see helistamine, aga ma saan mõned, ma ei tea, uudised, meilid, moodsad suhtluskanalid, äkki saan nendega rohkem sina sõbraks, siis mulle see meeldib järjest rohkem. Mulle tänase saate sissejuhatus meeldib järjest rohkem ja sõbrad, me oleme valmis alustama oma esimese teemaga. Ja alustame tänast saadet siis põhiteemadest uudiste rubriigi. Uudiseid on alati ikkagi palju ja seda on rõõm tõdeda ja kõige tähtsamast läheme siis teele. Mart Tiisar, Dmitri Rodkov, meie uus esipaar alustas siis uut hooaega Mehhikos Yucatanis Challenge'i ehk siis tugevuselt 2. taseme MK-etapil 33. kohaga. Teeme väikese ülevaate nii meie meeste ja ka naiste mängudest kui ka siis turniirist laiemalt. No 33. koht kvalifikatsiooni avaringis ukrainlastest Statšukist ja Bublõkist saite 2-0 jagu. Esimene game 20-15 seisul. Läks natuke ärevaks. Lõpuks võitsite vist 25-23 või 27-25 vist oli niipidi, jah. Ja teine game juba kindlamalt 21-16. Kiire ülevaade Mart sellest avavooru mängust. See oli põnev, neid hetki oli meil seal sügisel ka, kus siuke seis või siuke mõõn tuli just seal oma rünnaku pool, aga see on ka siuke asi, millega me täpselt oleme tegelenud ja ma ütleks üleüldiselt oli hästi positiivne, et tegelikult selline rünnaku kukkumine oligi selle turniiri ainukene ja see erinevus on täpselt see tegutse erinevus rünnakul, mis praegu meil mõlemal, aga kuna Dima saab praegu veel rohkem serve, et siis vahel tuleb see hetk, kus võib-olla tekib mõte, et nüüd ma pean mingi lahendus leidma. Ja siis kohe, kui seda lahendust hakkad niimoodi otsima, siis tegelikult see tegutsemine muutub ja see ei ole väga resultatiivne. Ja kuna me sellega tegeleme ka, siis see kindlasti nagu võimendab, sest sa saad ise aru ka, et see ei ole see, kus ma pean praegu olema, millega ma tegelema pean, kus peab fookus olema ja siis selline mõõn nagu, ta on selles nagu naturaalne, kui sellelt tegutsemise mustrist nagu kõrval astuda, aga see oli hästi positiivne, et seda oli ainult 1 kord ja ülejäänud mäng ja teine mäng oli see rünnaku rütm, ma ütleks, et hoopis teine, mis ta on meil varem olnud, et see mõttes oli hästi positiivne turniir, kahju, et edasi ei saanud. Aga muidu ma ütleks tore. Ma tükk aega lõbusalt nihelen Mart, et see oli ainukene meil sel turniiril. Teil 2 mängu oligi ainult, et muidu juhtub iga mäng päris ei juhtu ju. Juhtub ikka. Okei, niimoodi. Juhtub ikka. Võib-olla mitte päris sellist 5-punktilist seeriat, aga isegi siuke, on nagu erinevus, kas see tegutsemine on selline nagu on ja tuleb plokilöök või autilöök või mingi muu viga või see viga tuleb selles, et hakkad valest kohast otsima seda lahendust. See paistab meil endal väljakul silma, nagu kus me parasjaga oleme, et seda muutust see turniir rohkem ei olnud, et see oli nagu hästi positiivne. Teises ringis siis pääsu eest põhiturniirile tuli 1-2 kaotus Brasiilia paari vastu Adelmo Mateus. Väga korralik vastane oli, tuleb küll tunnistada üldse taas kord, me ei väsi kordamast, et paarid üle maailma sõidavad Mehhikosse kohale ja seal on ikkagi üliväheses kinni see, kes üldse põhiturniiril saab ja nagu me nende puhulgi näeme ja kohe ka räägime, et kui kaugele nad lõpuks tegelikult välja purjatasid, kuigi teie vastu, eks ole, 3. game 15-12 oleks võinud samamoodi see turniir läbi saada. Mis seal 3. game'is otsustavaks sai? On sul meeles need viimased hetked? Ja, mul on väga täpselt meeles need hetked. Seal oli game'i jooksul 2 väga head palli, mis oli seal mul tõsta sealt raskema poole pealt. Tookord oli, raske pool oli siis see, kus tuul puhus meie selja tagant nii-öelda vastuvõtu asendist ja siis seal see vahel puhus natuke tugevamalt, vahel natukene vähem ja siis seal oli natuke keeruline seda tõstet sihtida ja 2 korda väga hästi olukorras see tõste lendaski sinna võrgu peale ja sealt see punkt kadus, et ja siis viimane seal game lõpus oli ka, mäletan väga täpselt, kus Dima pani jube hea, sealt lihtsamalt poolelt jube hea servi, väga raskes olukorras olid.
ja mul oli see võimalus panna käed natuke ekstreemsemalt sinna piiri poole, et see plokk ära võtta, aga vastane väga oskuslikult parema käe asemel lõi vasaku käega, sai natuke kaugemalt mul kätele pihta, sealt oli block out ja siis olime natuke kehvemas olukorras, et tõesti seal oli tegelikult väga väikestes asjades kinni, et oleks see mäng oma poole teisele poole võinud kukkuda. Pluss veel lisaks natuke võib-olla jäime riskides pehmeks, et nemad olid natukene agressiivsemalt selle tuulega, panid julgemat servi, rasketest olukordadest lahendasid hästi kindlalt, julgelt võrgu pealt tõid ekstreemesse suundasse, me jäime natuke seal võib-olla natuke pehmemaks, et see kindlasti teeks teistmoodi, kui teist korda samas olukorras oleks. Üks kirja vahe küsimus, kui on ikka tuuline ilm, mängitakse suhteliselt madalaid tõsteid, eks ole, ja ka vastuvõttu üritatakse hoida suhteliselt madal. Kus see piir nagu läheb? Kas see sõltub tuule tugevusest, mängija tüübist, et sa ei saa ka päris mööda maad seda mängu mängida? See on nii ja naa. Teatud tuule nagu teatud tuule kvaliteetidega ei ole see madal tõste nagu isegi võib-olla kõige mõistlikum. Et kui tuul on siuke puhanguline ja hootine, siis see madal tõste võib olla mingi hetkel veel ettearvamatum, et pall ise ei lenda teab mis suure kiirusega ja siis tuul lükkab ta natuke teise kohta, see on väga palju keerulisem, ma isegi märkisin need samad brasiilased. Nemad mängisid päris kõrgetest, et meie vastu ka tuulistel tingimustel, et siis see pall küll võtab hoo sisse, ta liigub natukene, aga see on ründajale siis natuke lihtsamini kompenseeritav ja kui ta kiirema hooga kukub, siis ta nii ekstreemseid muutusi äkki seal tuule sees ei tee, et see on siuke maitse küsimus. Urmas nõus? Selles suhtes ikka, eks Mart on kogenud ja saab aru, millest räägib, aga mina kindlasti tuulega pigem mängiks siukest kiiret mängu ja see on nagu mulle ka omane, et ega ma ju ideaalses tingimustes ka ei tea, mis kõrget tõstet ei taha nii ehk naa, et mul pigem lihtsalt prooviks saada mõnusamale poolele väljakust ründama, et siis võib-olla vajadusel minna sinna selja taha lihtsalt pea kohale siukene mitte liiga kõrge tõste kannab alati siuke mõnusasse kohta teada enam-vähem, kui oled juba mõned punktid nagu mänginud selle tuulega ja seal mulle sobib see hästi, et ei pea üldse mõtlema sellele, et oleks nüüd seda kõrgust või võimu nagu, et kiirelt sealt asjad ära ja mina nagu pigem viljelen ise seda tuulega, et aga loomulikult seal on ju tuulel on vahe ka, et aga pigem nii. Hästi suur vahe on, kas on ka küljetuul või taganttuul, et need asjad ka jälle mängivad rolli natukene, et eks seal on palju oskusi, mida me ka veel peaks arendama, aga siin ütleme nii, et kui siin Ülemiste Beach House'is trenni teeme, et siis sellega päriselt ei tegele. Tuulekoridori tekitama sinna, jah. Ja naersime ka tegelikult. Aga Pärnu rannatuul versus Mehhiko maailmakarika tuul, kas need on ka võrreldavad või tuul on tuul? Mulle endale tunnen, et tuuled on väga erinevad, sest ka see minu meelest on nagu naljakas, see kõlab veidralt ja võib-olla see on ka petlik, aga näiteks kui on erinev õhuniiskus ja siis on jõhutihedus natuke erinev ja ka see mõjutab palli nagu erinevalt, et näiteks vahel on nii, et tunned, et on nagu nahavastus tunned, et tuul on tugev, aga palli nagu väga ei mõjuta. Teinekord nii tugevat tuult ei tunne, aga pall nagu liigub rohkem. Et võib-olla ka näiteks see, et kas mängid mõnikord kõrgemal, lähed Šveitsisse sinna Gstaadi mängima, aga seal pall lendab natuke teistmoodi, kuna kogu võistlus toimub kõrgemal ja ka see mõjutab, et siis võib olla ka naturaalne, et siuke erineva niiskustasemega tuul või erineva temperatuuriga tuul, et nad kõik mõjutavad natuke teistmoodi. Ja mere ääres tavaliselt on siuke rohkem ühtlane tuul, kui mängid kuskil linna keskel, siis on tuuline ilm, siis on nagu väga teistsugune, et vahepeal ei ole, vahepeal on, et just. Ja siis veel lisaks on ka see, et kindlasti kui väga detailselt vaadata, siis need tuulekoridorid kindlasti sõltuvalt kõrguselt muutuvad päris palju, et osades kohtades äkki see sama tuul, mida sa tunned nahavastas, on ka 3 meetrit kõrgemal, aga mõnes kohas 3 meetrit kõrgemal on natuke tugevam tuul kui see, mis sa nahavastas tunned. Ja see kõik mõjutab nii erinevalt, et see on täitsa... No mulle tundub, et peame ikka oma rannahalli, mis meil on valmimisel tegema mingisuguse tuulepuhuri. Sa paned nagu laskesuusas on erinevatel kõrgustel need lipukesed, kus on koridor. Ja saabki harjutada. Ja ongi peaväljak näiteks, kus sa saad alati mängida tuulega. Aga see oleks tegelikult ilma naljata, kui sihukest asja tehtaks, see oleks ju väga kasulik mängijatele. No, aga see on ka jällegi, teatud mõttes nii erinev, et sa sisetingimustes sa saad teha ilmselt väga konstantse tuule, et sellist, et ta seal vahepeal keerutaks, vahepeal ühtemoodi, vahel teistmoodi, et siis peaks ikkagi tegema õuehalli, ma arvan. Õuehalli? Õuehalli.
et siis ilma seinteta. Jah, siuksed katus peal ilma seinteta ja siis äärtest kuumutad. Selge. Infrapunaga näiteks. Ja nii meie saated 2-tunniseks lähevad selliste aruteludega. No läheme edasi, teie võite, teie alistajad siis või kes teid välja lüüdsid, Adelmo Matteus alistada itaallased Cotafava ja Dal Corso alagrupis, võitsid oma alagrupi lõpuks ära, 16 parema seas võitsid hollandlasi Penningat ja Immersit 2-0 ja jõudsid siis veerandfinaali, nüüd me jõuame minu arust kõige huvitavama asja, nii et veerandfinaalis nad kaotsid 1-2 Šveitsi paarile Haussener ja Friedel. Uus selline korralik paar, mina vaatasin teie mängu nendega Tenerifel koha peal, tegin ka Facebooki laivi seal, kui te seal laagerdasite ja noh, teie vastu mängist ka väga hästi, aga siis ma mõtlesin, et need ongi siuke maailma 100 paar umbes, et noh, hetkel on siis seis selline, aga no mehed mängisid geniaalselt ja jõudsid lõpuks finaali välja, et jälle mulle meeldib nagu selle ala juures see, et me ei oska enam mitte midagi väga ennustada enne turniiri, et kui keegi oleks arvanud, et 180 cm pikk Haussener, eks ole, kes mina mõtlesin alguses, et ta võib-olla ei ulata, eks ole, võrgu ülemise äärenigi hüpata, aga noh, vägevalt hüppab tegelikult. Ja tema uus paarin alla 20-aastane Friedel, et mis need üldse suudavad, aga mängivad finaalis. Et see on ikka täiesti müstiline. Kuidas sa, Mart, seletad seda? Kas sina nägid seda ette, et nemad nii hästi mängivad? Ma ei näinud seda ette, et nad nii hästi mängivad küll, aga ma nägin natuke seda ette, et neist võib kergelt saada vähemalt mõneks ajaks Šveits esipaar, sest minust see Friedeli hästi sümpaatne kuju, siuke hästi loomulik ja naturaalne on tal see platsi peal olek, üldse ei muretse, üldse ei stressa, aga samas kõik võimeksed on olemas ja Haussener on, noh, ta on lühike, kindlasti võiks eeldada, et teeb rünnakul hätta, aga ta kompenseerib kindlasti enda kaitsemängu seda, ta on suurepärane kaitsemängija ja seal ta ka leidis väga-väga palju erinevaid rünnakulahendusi ja tihti ongi see, et sükeste paaride vastu on päris raske vahel nagu mängida, sest et sul on siuke naturaalne loomulik tung on võtta see lühem mees ette. Ja siis, kui sa ei saa seda käest punkte, siis sul tuleb kohe natuke siuke segadus või paanika, et okei, et kas ma ikkagi proovin veel ja loodan, et ma küll ma ta varsti kätte saan või siis hakkan mujalt proovima ja kuna seal hetkel teine mees on ka täitsa tundmatu enamus võrkpalli maailmale, et siis võiks loota, et suht kiiresti lähed võib-olla lõhe pealt pikema peale, uue kuju peale ja kui tema ka ülikindlalt lahendab, siis sul tuleb järgmine küsimus, kust ma siis võtan, kuigi võib-olla kui nad natuke tuttavamaks saavad mängijatele, siis võib-olla joonistub välja, et küll me sealt ikkagi Hausseneri käest selle mängu kätte saame või saad aru, et see pikk mees ongi maru hea näiteks, et ärme teda üldse puudu, et sul on natuke kindlam see rahulikumas otsus teha, et siis ilmselt neil läheb tulevikus natuke raskemaks, aga kvaliteet on sellel võistkonnal kindlasti väga hea. Ja mina arvan ka, et no, see pigem ma arvan, et oli ühekordne neil, et eks paistab, aga selle Haussener, või kuidas sa kutsud teda, et see tuul tegi tema kindlasti rünnakul natuke suuremaks, nagu et ta kindlasti oskas seda päris hästi ära kasutada. Nii tuuliseid etappe, ma arvan, liiga palju ei saa olema, et üldiselt võib-olla see oligi kõige tuulisem etapp see hooaeg, no praegune ka, eks, ja siis juba läheb palju raskemaks, ma arvan. Ja no peame ütlema kuulajatele ka, et Elite 16 siis hooaja esimene etapp sel hetkel, kui meie saadet lindistame, on alles värskelt alanud kvalifikatsioon ja tegelikult ka põhiturniir, et me ei ole seda turniiri, me ei saa siin kajastada selles saates, aga kindlasti seal ka väga palju põnevat on ees ootamas, kuna suur osa siis maailma tippe avab just hooaja sellel turniiril. No lühidalt veel sellest esimesest etapist siis, kus Mart ja Dima ka mängisid, maailmameistrid Tšehhid, Perusic, Vainer võitsid kõik mängud 2-0, panid kotti $20,000 väidetavalt ja ongi nii, 20,000. Kuhu see ära mõub, kas see pannakse sularahas mängijatele käsipagasisse või? Ma ei tea, ma pole siukest raha kotti pannud. Palju sulle Kristil jäi parimaks? MM-i 5 oli kõige tulusam, see oli 18,000. 18,000? Kus see on? Kas sa kannad seda kaasas või see on kulunud juba ära või? 5 minutit tagasi imestas, et kuidas need saated meil 2-tunniseks lähevad. aga kus 18,000? See tuleb siis ikka kontole 9,9 või kuidas see tuleb alaliidule või kuidas see kantakse? No läheme edasi. Aga see on minu üks põnevamaid teemasid meie saate ajaloos, raha. Mart pole veel seda leidnud. Jah. Ossa raks.
väga hea pull. Mul oli siin mõni punkt veel selle turniiri kohta. Rootsed Nilsson Andersson, keda me oleme vist jälginud siin saates ka, kuna nad mängisid siis Urmas ja Tiimaga Rakvere Futuresi finaalis ja võitsid neid. Nemad said siis seekord 5. koha, on kerkinud maailma edetablis juba 26. kohale. Nii et see eelmise hooaja vägev teine pool ja hea hooaja algus nüüd on nad kergitanud ikkagi juba väga kõrgele. Huvitav, et meil on Läti esipaar maailma edetabli järgi ei ole mitte Euroopa meistrid Plavins ja Fokarots, vaid hoopis Pedrites ja Renkevitš 29. nemad ja Plavins Fokarots siis 37. Ja Leedust on meile see sõnum, et Stankevitšus Knasas, kes eelmisel hooajal ju väga hästi mängisid, tõesti koos enam ei jätka. Knasas ehk kaitsemängija on omale noore uue plokimängija leidnud ja saab siis näha, millal neid üldse näeb siis koos mängimas, aga Leedu mehi hetkel sedasi tipus ei ole kaasa võimas, küll aga naised siis Paulikene ja Euroopa Liite hetkel ütleme Baltikumi teine paar Läti esinumbrite järel. Ja maailma esinumbrid meestest vaatasin ka Eilers Vikler, võt sulle lugu. Ja naiste turniiri juurde jõuame ja vaatame nüüd minu vasakule tiivale. No Liisa ja Leene tegid siis ka hooaja avastardi ja kvalifikatsiooni avaringis saksannad Paul Kunst tulid vastu, väga korralik mäng ja nagu ikka kipub olema, et see 3. game ja ülinapilt mingil moel vastastele, seekord siis 15-13 numbritega oli veel nii, et viimase pallivahetuse jooksul oli vastasmängija selgelt võrgus, aga kohtunik seda ei märganud ja nii see mäng läbi sai. No Jaan, sinu kui isa kommentaar kindlasti jälgisid mängu, ega see vist lihtne ei ole taoliseid just nappe kaotusi vastu võtta? Jah, see esimene emotsioon läheb viimase punktiga nagu ära ja võib-olla püsib veel peas pool tundi, tund aega, aga ma vastaks sellele küsimusele või sellele mõttele meie pere põhitõega, või põhilausega, et keegi peab ju võitma. Ja. No mis sa siis teed, kui niimoodi läks, et vaatame siit edasi, vaatame, kuidas mängupilt oli kihvt. Väga hea mäng oli minu arust. Jah, et võib-olla mis osalised ise arvasid ja mis endale jäi silma oligi see, et võib-olla enda serv oli pisut nõrgem, kui oleks võinud olla, samast vastuvõtt meie poolel oli väga hea, mina ütleks, oma karupilguga. Ja sellega on tööd tehtud ja nii siis oli, et siit jällegi on hea edasi minna. Teeme nii, et täna saates iga saatekülaline peab korra selle ära mainima mingi punkti selles. Aga ma ka Liisaga samamoodi rääkisin ja seesama servi vastuvõtt, mida me rääkisime siin saates, kui Liisa meil külas käis, siis tõesti Liisa ütles, et see on paremaks läinud, et see platvorm ja kogu see töö, mis rivavesikuga on nüüd teinud selle kallal, on ennast ära tasunud, aga natuke siis ikkagi kuskil oma rünnakutel ja mingites teistes momentides jäi seda 2 punkti täpselt puud, et edasi saada. Mina arvasin, et sakslannad põletavad kaugele sel turniiril, aga loomulikult ma eksisin. Ja ei läinud. Ja mis ma tahan veel siia öelda, tegelikult kui me hakkasime siis seda saadet peale tegema, siis jalgpallist käis jutt. Ma toon jälle noormehe Hollandist nüüd sisse, et kuna tema sai seda mängu vaatama peale oma Hollandi trenni alates 3. game'ist 7-7. Siis nii kui see viimane punkt oli läbi, nii tuli kohe Hollandist kõne peale, et kuule, kuidas saab, no miks piire ei kasutata, miks me nii ei tee, natukene sinna poole, natukene teisele poole. Et see on nüüd see esimene peegeldus, et jah, me vaatasime küll seda väga isuga. Jah, aga tulen nüüd Saksa paari juurde tagasi. Ei, mis ma nende sakslaste juurde? Seal on Saksas on oma podcastit, mis nendest Saksa paarist pikalt ja laialt jutustavad. Ühesõnaga märk on minu arust hea ikkagi. No ma julgen öelda ka Tiima Mardi osas, et see hooaja algus ei olnud kehv suugi ja samamoodi Liisale Neele, et kui me vaatame puhtalt tulemusi, 1 võit, 2 kaotust 2 paari peale, et siis tundub, et võinuks palju paremini alata, aga teinekord on tähtis vaadata seda mängupilti ja saad aru, et mõlemad paarid on vähemalt selles seltskonnas sees. Tõsi, nüüd on küsimus, kuidas saada turniiridele peale, et siin ei ole suugi lihtne vist see küsimus, Mart. Ja see süsteem ka ju muutus, et meil nii Elite kui Challenge'i põhiturniirid läksid suuremaks, mis omakorda tähendab seda, et nende turniiride viimased kohad saavad vähem punkte. Ehk siis näiteks ma toon Challenge'i etapi näite, et kui vanasti oli nii, et sa olid Challenge'i põhiturniiril ja sa said esimese võidu, siis sul oli juba rohkem punkte olemas kui näiteks Futures etapi võidu eest. Siis nüüd on niimoodi, et kui sa Challenge'il saad 1 võidu, saad algusest edasi, siis sul punkte on ikkagi vähem kui Futures'i poodiumil. Ehk siis siin hakkab natukene võib-olla see Futures'i etappide osakaal ka natukene tõusma. Mis ei ole iseenesest üdini halb. Mis ei ole üdini halb, aga ja teine asi, mis ei ole ka halb, on see, et
seal samal punkti lävel võistkondades saab olema ilmselt nüüd väga palju, et võib jääda kergelt turniiridest välja, võib olla see, et need vastasseisud, mis tekivad kvalifikatsioonis challenge'il, ei ole üldse nii, et nüüd esimene asetus 32-st peaks olema kõvasti tugevam või nõrgem, et seal neid punkte lüüakse kindlasti sassi, et kes otsused, et kes mängib future'id, kes proovib challenge itel, et hakkab natuke seal niimoodi nalja saama ja siis need muidugi, kes proovivad näiteks mõtlevad, et suva, ma lähen mängin ainult challenge'id future'id järjest ja ebaõnnestuvad, siis võib juhtuda nii, et päris kiiresti ei saa isegi future'i põhiturniiril, et siin tuleb palju strateegiaid ja otsusi teha, et saab olema põnev igal juhul. Olgu siis öeldud see ka, et Liisa Helene maailmaedetabellis hetkel 50. kohal ja meil on ka meestest värske uudis. Ei ole enam Urmas Piik ja Dmitri Rutkov Eesti esipaar ametlikult, sest möödunud on nendest Dima ja Mart. Palju õnne, te olete maailmaedetabellis kerkinud 16 kohta ehk 92. kohale. Hurraa! See on nüüd tehtud. Võib ju hooaja korda läinuks lugeda. Ma arvan, et see on selline rankingu list, mis mängijaid ennast üldse ei koti. Seda ainult Karl jälgib. Seda ainult Karl jälgib jah, sest sellest on nagu jumala suva seda. See ei mõjuta mitte midagi. Ma korra küsin, aga lihtsalt vaatajate kuulajate harimiseks, et kas nüüd punktid kaua kestivad? Täna võitsid, said punktid nüüd. See oleks jälle eraldi saadet vaja, sest seal eks ole... Ma räägin kiiresti ära, on ainult 2 rankingu listi. Üks on see ranking, millest Karl räägib. Seal on siis kogu aasta lõikes punktid, ehk siis kõik turniirid, mis sa oled jooksva aasta sees mänginud. Nendest siis 8 parimat lüüakse kokku ja see on su punktisumma. Selle tehakse ranking. Teine ranking, mida jälgivad ainult mängijad, on sisenemise ranking. Seal kehtivad ka turniirid aasta aega. Aga selle erisusega, et loetakse viimase mängitud 4 turniiri 3 parimat tulemust. Ehk siis kui ma mängin nüüd 4 turniiri järjest ära, siis mul on need punktid. Kuidas mul seal läks, see määrab, millistele turniiridele ma peale saan. Aga kui sa saad peale, siis on veel eraldi ju see on sama list, see on lihtsalt, see on sama ranking süsteem, see on erinev kuupäev. Just, et siis pannakse värskem. Kui sa turniiri juba peale oled pannud, siis selgub see nii-öelda bracket või turniiri tabel ja siis selle... 4 nädalat, ma seletan siis ära juba, et 4 nädalat enne turniiri algust punktide järgi pannakse, kes saab põhiturniiri, kes jääb kvalifikatsiooni, kes reservi ja päev enne turniiri on siis asetused. Et pannakse põhiturniiri ja kvalifikatsiooniturniiri asetus. Välja arvatud eliidil, kus põhiturniiri asetused pannakse paika 2 nädalat enne vist. Mina soovitan võrkpallisõpradel kõrgemat matemaatikat minna ülikooli õppima, et oleks lihtsam aru saada, kuidas rannavõrkpallimaailm toimub. Ega muidu võib minna keeruliseks. Aga tegelikult, kui sa selle juba aastast aastasse selle sees oled, siis ta ei ole keeruline. Tegelikult on ju lihtne lihtsalt, et sa mõtledki, et sa võib-olla võid viimasena saada sinna põhiturniirile, aga seal sa võid olla 7. asetus. Just. Ja meil ikkagi, me räägime Mehhiko MK-etapist, me ei ole jõudnud veel sellele, et 2 eestlast jõudsid ka poodiumile sellel turniiril. Ma ei tea, kas te jälgite sotsmeediast? Ja, oli. Rivo ja Helina olid poodiumil, sellepärast, et meil on põhjust soovida õnne Šveitsi uus paar Tanja Hüberli, siis oma 19-aastase uue paarilise Leona Kerneriga, jõudis finaali ja tegi väga korraliku turniiri. Seal täpselt samamoodi neil oli mitu korda võimalus juba varem alguses välja kukkuda, aga purjetsid lõpuni välja ja Rivo taaskord poodiumil. Ei ole turniiri minu arust, kus Rivo käib, aga poodiumil ei pääse. Et selles suhtes väga hästi tehtud, soovime õnne ja esikoht läks siis naisteturniiril itaallanadele Cotardile ja Scampolile. Rivo juures, ma küll ei tea, mis see ametlik info on, aga ta ju valiti ka eelmise aasta treeneriks rannavalle maailmas. Jaa, kaks tükki neid olid ja üks oli sakslane, teine oli eestlane. No, meil on siin saates ka aplausi koht üldiselt, teeme ära nüüd. Ja nagu öeldakse, siit on hea edasi minna. Nii et selles suhtes hooaja esimene MK-etapp on nähtud, palju põnevust oli ja see, ma arvan, annab sellise hea viite, et ilmselt selline see hooaeg saabki olema, et väga palju sarnasel tasemel paare on, kui me just ei räägi sellest maailma kõige teravamast tipust, vaid see, ütleme siis... Seda me pole näinud veel ju, me nädalavahetusel näeme, mis seal toimub, et see võib-olla on ka üllatusi täis. Jah, Ausener võidab liidiga ära ja... No, miks mitte? Meil oli küll nii vähe punkti, et nad olid väga kaugel seal reservis, aga... Seda küll, täpselt. Aga meil on siin mõned sellised lõbusad uudisnupud. Veel Urmas kiire vahevaade, 544 Rannahall ehitus käib. Milline ehitusetapp on käsil? Sandwiche paigaldame, et fermid on juba põhimõtteliselt kõik peaaegu paigas. Nii et maja võtab ilmet, et varsti juba on kinnine karp nii-öelda ja saab sees toimetama hakata, et siuke päris põnev viimase pool aasta on olnud, et tegevust jagub ja
ja jube põnev on, et jube palju detaile, et see on ikkagi korralik projekt, mida vedada, aga samas silmad säravad ka. Rohkem endale reklaami ei tee, reklaami osa on lõppenud. Kiire vahekommentaar, Tõnis Niinemets, tubli ka rannavõrkpallur, näitas meile pealtnägijas, mida tema tarbib. Energiat on tal palju, on väga hästi tegemas teatris ka oma tükke, no suurepäraselt tegemas, olen ka mitut vaatamas käinud ja tuli välja kaneelisai, kummikommid ja vähemalt 200 grammi šokolaadi. Mul tuli kohe meelde, Urmas, et ega me sinuga ei ole väga teistmoodi vähemalt varasematel aastatel toiminud. Küll oleme nüüd muutmas harjumusi. Just sel hetkel, kui me saame aru, et Tõnise edu saladus tulebki sealt. Tuleb tagasi muuta. Vaatasin ka seda järgi ja sain kinnitust, et Tõnis teeb õiget asja ja ma tegelikult olin ka õigel teel. Ja veel üks tore uudis. Tallinn Fashion Weekil nägi 5-kordset Eesti naiste rannavalvemeistrit Kadri Kruusi oma saalivõrkpallivõistkonnaga laval. On see laval? Öeldakse laval. Ja. Nii et me tervitame Kadri ka lihtsalt siit ja tema kõiki võistkonna kaaslasi. Ei ole tihti, see ei ole näiteks Mart ega Tiima veel ei ole saanud Tallinn Fashion Weekile kutset. Kadri selle sai ja väga kaunilt tegi seal ka kusjuures ühe võrkpallipuute ära. No, kassikõnd või? Catwalk? Catwalk, kassikõnd. Kassikõnd oli, et äkki. Kassikõndi oskavad meie naisvõrkpallurid hästi. Aga jaa, ma tõesti ei plaani täna pikemalt nendel teemadel rääkides, ma saan aru, et meil muidu jälle fookus kaob ära. Mul on paar tähtsat sõnumit veel. Nations Cup tuleb ka sel aastal, kuna see on selline ainus aasta üritus, kus koondised saavad mängida meestest, naistest siis 2 tugevat paari kaasa löövad, siis on teada, et see tuleb sel aastal. Ja see on kõik, jah? See on praegu kõik, sest mina olen saanud erinevat informatsiooni, ei ole täpselt veel teada vist, kus ta tuleb, vähem 100% ei ole singel, kuigi kuskil meie nii-öelda kalendrites, kus rannavõrkpalli kalendril on see juba märgitud, et see võiks Portugalis olema juulikuus, aga see ei ole lõplik. Nii et vaatame, mida elu toob, aga Nations Cup peaks tulema, see on see info, ehk siis 2 tugevat Eesti paari saab näha, kes need on ja millal nad ja kus nad siis mängida saavad. Vot. Rakvere MK, või mitte Rakvere, vaid Tallinna MK-etapi kohta on meil veel sõnumeid vähe. Ma vaatan siia poole, lauda vist ei ole veel selge midagi. Uku meile millalgi ütles, et on 90% kindel, nüüd on see 90% pealt langenud 50-60 ta ütles. Et töö käib, vaeva nähakse, Vallo? Tänan küsimuse eest. Et aga eks ta raske on, et Liivamäe igal juhul toome sinna Vabadusväljakule, kuna seal toimub noorte U15 vanusirühma kutsetega võistlus linnadele, Ukraina, Paula, Läti, Leedu, Soome, eks ole. Võist kuulsin, et äkki 27 linna on juba kutsele vastanud ja jaatavad, et tuleb selline suur turniir ja siis sellest, kui peale seda turniiri on meil plaanis teha siis MK, kuigi täna ma ei ole väga kindel selles, mina seda välja ei ütle, et see tuleb, aga ei ütle ka, et ära jääb. Et tööd tehakse, vaadatakse, kuhu jõutakse. Tööd teeme, jah, et kui keegi vaatajatest, kuulajatest tahab tulla toetama, et siis peaks vist tegema mingi annetuse vooru, et äkki siis ühesõnaga mõtleme koos peale saadet, et mismoodi me selle tehtud saame. Mis see eelarve Futuresi korraldamisel on? Umbes? Ma arvan, see on kuskil siuke 70-80 000, et... Ja palju puudu on? Karl mõtleb, et äkki teeb rahaküti lahti. Et jätame saali selle halli ehitamata. Jah. Ma arvan, et see mõte mul oligi, täpselt. Suurusjärk 30 000 on puudu, et pakuksime kohe kõigile tubli Tallinnas väga hea väljund, väga palju rahvast käib ilmselt ja vaadates seda palju eelmine aasta käis Rakveres inimesed, siis Tallinnas käiks ilmselt 2 või 3 korda rohkem või äkki isegi kui suurus arvestada, siis äkki 10 korda rohkem või. Aga kui suur tribüün sinna tuleks teha, siis ikka päris suur või? Ja tehakse, üks on ju looduslik tribüün meil olemas seal, see on siis Vabadusristi trepid, eks ole, ja Harjumägi, eks ole. See tulebki sinna ette, Vabaduse Harjumäe ette. Tahaks teha sinna, selle ette on nagu plaanis teha. Lastele kindlasti me teeme, tribüün tuleb ka kahasse siis 3x3 korvpalliga. Et nemad teevad siis lastele 3x3 korvpalli, meie teeme siis rannavolle aga väljakud on üleval 3 nädalat, nii et kui MK ei tule, siis mängida, Karl, aja
võid läbi Võrkpalliliidu kirja panna. Ma plaanin ennast ka MK-le kirja Jah, panna. just. Kunagi ei tea, kus keegi viimase hetkel loobub ja tekib jälle eluvõimalus. Ja kes teab, nagu Hausseneer äkki võidan ära või vähemalt jõuan finaali. Just, et aga rahvale jääb see kindlasti avatuks. Ja Eesti meistrivõistlused toimuvad igal juhul seal. Jah, Eesti meistrivõistlused toimuvad igal juhul seal, jah, seda teeme kindlasti. Nii, veel värskeid sõnumeid. Meil on teada, et Eesti noorte GP-sari suvel on tulemas Väätsal, Laagris, ehk siis Jõeger rannakeskuses, meie juures Kundas, Paides, Põltsamaal, Kiilis ja Tartus on Eesti meistrivõistlused nii nagu eelmisel aastal. Olereks on vist peatoetaja. Ma pean selle mainin ka ära. Võib-olla Olereks keegi jälgib, ongi kohe hästi. Aga ühesõnaga väiksed kohad, mis on huvitav üldse vaata, ikkagi suhteliselt väiksed kohad korraldavad, nemad on nagu entusiastikumad ja mõrust päris siuke tihe noorte GP siis hooaeg on meid ees ootamas. Täiskasvanutelt ma tean, et see ei ole ametlik, aga kuna mul on selline vaimne kohustus seista Eesti rannavõrkpallurite eest, kes tahavad oma suviseid plaane teha, siis ma ütlen ära, et esialgsetel andmetel on kuupäevad järgmised. Ma ei ütle kohti, aga ma ütlen kuupäevad. 6-8 juuni, 4-6 juuli, 11-13 juuli on meil Kloogarannas EVSA toimumas, see on ametlik, 25-27 juuli ja 22-24 august. On eestikad. Need on eestikad, need on ka ametlikult teada. Juunis ja augustis on siis üks etapp. GP-etapp vist, jah. Jah, ja augustis on praegu seisuga ainult üks ja see on aga see pole siis lõplik veel? Just, et see on lihtsalt esialgne, et kes tahab oma kalendrit paika. Millal see GP-sari võiks välja tulla umbes? On teil ka infot? Sa mõtled, kuna korraldame või millal see info võiks tulla? Kalender. Kalender. Ma arvan, et see tuleb äkki juba paari nädala jooksul. Selge. Paar nädalat andke aega. Anname. Aitäh teile. Ja ja EVSA on siis meil tulemas sel aastal 11-13 juuli, nagu ütlesin, Kloogarannas ja me loodame väga, et see tuleb äge, meil on mõtted, kuidas seda teha natuke veel paremini kui eelnevatel aastatel ja mis on oluline meie jaoks, et me kutsume kõiki harrastajad ikkagi sinna ka mängima. Et sellised A-B-taseme harrastajad kindlasti turniirist ka EVSA-st endast osa võtma, et see turniir tegelikult ongi mõeldud ikkagi ka Eesti harrastusmängijatele, et ei pea kartma, et ainult päris tipptegijad sinna tulevad. Eelmine aasta minust seda ka väga hästi näitas, mitmed harrastajapaarid jõudsid lausa põhiturniirile play-offigi. Vot. Ja mis on oluline info, on ainult see, et litsentsitasu tuleb ka see aasta tasuda, et see on 50 € näkku, kui seda rahvusvahelisel turniiril kaasa lüüa. Selline info Uku Rummilt, meie rannavõrkpalli projekti juhilt. Ehk see on paarsada eurot. Paarsada ja 2 paari 200 €, kui näiteks 2 paari tahavad korraga minna registreerima. Aga kui me võtame täna, et meie GPL registreerimine maksis 50 €. Ja paar. Kas me peaks tõstma? Ei. Võt see on hea küsimus. Kas meie rannavõrkpallurid kannatavad selle sellise hinnastuse välja? EVSA on ikka päris karm minu arust, et hea varakult teada, vaikselt kõrvale panna, et aga see on siis, ma saan aru, SEV-ile makstav litsentsitasu, mis siis Võrkpalliliit maksab, et minu arust, ja see on ühe turniiri jaoks, eks. Eestis sa saad 5 turniiri mängida selle litsentsi eest, et siis läheb per etapp läheb see veel väiksemaks, et aga ma ei oska nagu öelda. Aga sa küsisid praegu osalustasu, sa küsisid nagu turniiripõhist või sa küsisid ka litsentsi tasu? No litsents on ka 50, osalemine on ka 50. Vot, mina ütlen turniiri osaluse kohta, minu arust sõltub turniirist, kui tehakse väga korralik turniir, kus on väga äge kõik, siis mina osalejana läksin. Meie GP kõik etapid on ju tegelikult ju sugugi mitte halvasti tehtud. Jah, tõsi. Eks ole. No minu arust on praegused hinnad enam-vähem õiglased, ma ei oska öelda, rohkem kommenteerida. Ma jään ka vastuse võlgu. Ja nagu suvel ikkagi ju igaks juhuks litsents on kogu suve peale. Eesti litsents on suvel. Ja siis iga etapp. Palju viimane võistlusosalustasu oli? FIVB etappidel ma ei tea üldse, kas on litsentsitasu. Minu meelest sa räägid CEV etappidest. Et see on CEV-il on eraldi. Kui saad CEV vist osa võtta, siis on litsentsitasu. FIVB etappidel osalemiseks ma nüüd ei ole kursis, et seal oleks osalemistasu. Sina ei ole pidanud maksma? Mina ei ole pidanud maksma, aga minu teada ei ole ka liidul arvet. Okay. Kui ma nüüd eksin, siis andke andeks, liit on 10 aastat seda mõist maksnud. Minu teadmata. Okei, ja me ootame vabatahtlike ka Kloogaranna EVSA etapil, see olgu ka kõigile välja öeldud ja meil on juba registreerimine vabatahtlikuks ka avatud. Küll tuleb varsti ka see aeg, kui saab osalejaks ennast registreerida, aga kõige tähtsamad asjad enne kõike. Aga nüüd me läheme edasi tänase saate teise teemaploki juurde.
meie teine teemaplokk on täna siis Eesti rannavõrkpalli sellisele sisevaatele suunatud. Me küsime, kuidas elab ja hingab Eesti rannavalle 2025. aastal. Ja ma alustaks tegelikult sellest, et kõik 4 meest, kes täna minuga koos siin stuudios on kuulunud siis Eesti Võrkpalliliidu rannavalle toimkonda. Ja Jaan, kuna sina oled ikkagi teadlik selle moodustise algusaegadest lausa, siis ole hea, räägi, kuidas üldse ühes alaliidus tekkis selline asi nagu rannavõrkpalli toimkond ja millal see oli? Rannavõrkpalli toimkond sellisel kujul, nagu me teda täna teame, mina loeks selle sünniaastaks aastat 2021. Aga rannatoimkond on olnud moel või teisel tegutsev ja toimetav ka varasemalt, eks ole. Aga 2021 tekkis see mitme entusiasti ja tolleaegse peasekretäri Helen Veermäe ühisel kohtumisel Toompeal meie presidendi Hanno Pevkuriga, kus ühel hetkel tekkis mõte teha rannavõrkpall, arengukava oli nagunii juba siis vaja koostasime arengukava, leidsime, et meil peaks olema rannavõrkpalli eest vastutav projektijuht, eks ole. Ja siis tekkiski meil see mõte, et kuidas me selle toimkonna tekitame ja oli vastakaid, nii-öelda erinevaid mõtteid, et kas me teeme selle kitsama, teeme selle laiema põhjalise ja jäime selle peale, et kes vähegi tahtis rannavõrkpallis kaasa rääkida, see sinna toimkonda teega leidis, eks ole. Ja sellest ka tekkis meil see hästi lai 13 inimest, kui ma õigesti mäletan, tekkis see toimkond ja siis kuni käesoleva aasta 2025. aasta kas siis jaanuarini, kui me siis juhatuse liikme Vallo Põldmaa otsusega laiali läksime. Et kuni sinnamaani me tegutsesime, tekkis meil alagruppe seal või nii-öelda väikseid alarühmitusi ja siis me otsisime nii-öelda koos tegutsemise erinevaid vorme. Tänaseks oleme kõik pisut targemad, aga endiselt rannavoolele truud, ma pakun. Mis selle rannavõrkpalli toimkonna siis selline eesmärk oli või mida te koos arutasite ja kuhu need otsused jõudsid siis lõpuks? Vallo, paranda mind, kui ma eksin, aga ma loeks üheks suuremaks võib-olla sammuks, et tegelikult tekkis selline tuumik, kes mõtles ühes suunas ja ta proovis lahendada kõiki asju, nii noorteturniire, esinemisi tiitlivõistlustel, täiskasvanute sooritusi, täiskasvanute etappide uuel tasemel korraldamist Eestis, eks ole. Kõik kuni Audentese nii-öelda selle koolitusprogrammini välja, eks ole, et mis vähegi nagu rannaga seondud oli, sinna me nagu ka proovisime kätt külge panna, eks ole. Ja ütleme see, kuidas see siis sedasi formaalselt töötas alaliidus, eks ole, omad töötajad, kes lõpuks nii-öelda lahendavaid rannavõrkpalliga seotud teemasid, aga te olite siis nõuandjate rollis või tegelikult nagu ma ka isiklikult tean, et te olite väga palju ka ise kättpidi küljes nendel kõikidel teemadel. Jaa, meil oli ju kutsutud ellu rannaprojekti või nii-öelda rannavolle projekti juht, eks ole, esimeseks inimeseks sellel alal sai Liis Nessler, eks ole, tervitused talle saate vahendusel, eks ole. Ja tema oligi see, kes oli nii-öelda tegev persoon just selles võrkpalliliidu tegev juhtkonnas, ta oli ranna eest kõneleja, rääkija ja toimkond tegelikult oli selline, ütleme siis kaasamõtlev organ, ehk siis minu jaoks on nüüd minu mõte, et kui meil on tugev projektijuht, siis võib ka toimkond olla nõrgem ja kui meil projektijuht on nõrgem, siis selle võrra peaks olema toimkond tugevam. Et nad üksteist nagu tasakaalustavad, üks mõtleb võib-olla strateegiaid, teine viib ellu ja vastupidi, eks ole. Jaan on olnud Eesti võrkpalli sees pikalt, aga Vallo, sõna sulle, kuidas sina selle toimkonda sattusid ja millised on sinu kogemused, mõtted? Ma parandan Jaani, et 21 tulime meie või mina liitusin, aga vist ma lugesin enne, et 2017 oli tekkinud toimkond ja
siis seal selles toimkond oli selline staatiline lihtsalt nimed kirjas. Tegutsema ta hakkas 2021. Eks ta ikka tegutses enne ka, aga ilmselt küsiti mingit nõu siis EVF-i tegevjuhtkonna poolt siis, mis see toimkond arvab millestki ja täna toimkonna põhimõte on ikkagi seista rannavõrkpalli arengu eest. Mina olen lubanud, et 2028 me oleme olümpial, kui siis seal ei ole see 32 Austraalias, eks ole, et ja täna me ikkagi, ma arvan, et me peame selle toimkonna ise kokku kutsuma, Jaan, et teen uuesti ettepaneku nagu rahvarinne, eks ole, et otse stuudios, et kutsun uuesti liituma, Jaan, et ole hea, et võtame selle kätte ja saame uuesti kokku ja sest tegelikult Rannavalle toimkonnast astusid 2 meie vastasseisvat meest detsembris juba välja. Ütles, et me ei jõua, me tahame sporti teha, üks teeb palli, teine teeb tippsporti, et aga kui nõu ja jõud tahate küsida, et siis me saame alati küsida nende käest, et selles mõttes, et võib-olla meid oligi liiga palju, mõtteid palju ja lõpuks tuleb see kuskilt kokku koondada, eks ole, ja viia ellu siis nii noorteosakond kui noorteosa kui ka siis täiskasvanud ja et lõpuks oleksime ikkagi paremad kui lätlased. Nii, Jaan, sinu mõte. Ma saan aru, et inimestele selgeks teha, kuidas see värk käib ikkagi, et meil on alaliit, eks ole, kes tegutseb nii saali kui ka rannavõrkpalliga, aga siis meil on see projektijuht rannavõrkpallil, kes on koordineerimas Eesti-siseselt seda rannavõrkpalli poolt puhtalt siis, ja siis on olnud see toimkond, kes on toetanud seda projektijuhti siis samamoodi. Plus meil on peatreener Ivo Vesik, eks ole, kes on selles toimkonnas samamoodi sees, kes on projektijuhiga samamoodi siis suheldud. Et see on see suurem pilt, kuidas Eesti rannavõrkpalli on juhitud siin viimastel aastatel. Jah, läbi, ütleme, eks me räägime ju ikkagi ka peasekretäridega, kes meil on olnud, Helen, Ivar, täna meil on jagatud, see kõik on KT, eks ole, et me ikkagi räägime ka tegevjuhtkonnaga ja loomulikult Uku on täna ka selles mõttes ju, tema registreerib ka neid tippe igale poole, et seda ju meie ei jõua teha, kui nii-öelda koordinaatorit ei oleks, siis tegelikult on tal ju ka omad ülesanded, mida teha, aga ranna toimkond annaks nagu nõud, jõud, lisaks otsime toetajaid ja anname siis nii-öelda suunised. Ja ka, ma ei tea, et aga Vallo, su päris ausinnang, miks see toimkond laiali läks ja kas nüüd on moodustumisel siis uus toimkond või mis seisust täna ollakse? No nii, me laiali läksime, et andsime lubaduse, et kui kutsutakse, siis tuleme tagasi, et ja mina kui juhatuse liikmena, siis ma tegelikult ei ole kuhugi kadunudki, et pigem ma täna juhatuses häälena olengi siis see, et juhatuses arutatakse ka ranna asju, et ma arvan, et juhatus ei ole ranna vastu, ei ole juhatus mitte midagi ja ma arvan, et pole kunagi olnudki, et pigem on nagu, me saame aru, et ka juhatus annab nõu toimkonnale, toimkond annab nõu projektijuhile, mida teha. Ma arvan, et see on selline, toimkond teeb ettepanekud, mida teha, projektijuht paneb need kirja, esitab eelarve läbi peasekretäri juhatusele, juhatus ütleb, teeme, ei tee või vaatame ümber. Vaatan teisel pool lauda, 2 endist siis tuleb öelda toimkonna liiget. Kuidas teie sellele teemale otsa vaataks ja kuidas Eestis siis rannavõrkpalli juhtimine välja on näinud ja milline ta välja näeb praegu? Urmas, Mart. Jaa, ma võin alustada, sest ma olen ju toimkonnaga tegelikult pikalt olnud seotud ja ma olen isegi mingil kujul seda projektijuhi rolli täitnud, mitte küll täiskohaga, osalise töökoormusega, aga ma ei tea, kas see oli 2017, 2018 aasta, kus ma ütleme, et ühe hooaja olin seal seda vedamas. Minu põhiline asi oli seal ikkagi natukene nagu selle suvise GP reformimine, et see oli fookuses, et ma mäletan, selles suhtes oli tegelikult tore suvi, ise küll mängijana nii palju võib-olla nautida ei saanud, aga meil oli Raekoja platsil väljak traditsiooniliselt, kus oli hästi pikalt juba toimunud GP-etapp, meil oli Tallinna Raekoja platsil. Tartu, sorry.
Eesti meistrivõistlused, kus Mart ja Kusti võitsid, olid Kuressaare keskväljakul peaväljak ja seal oli suur lava pandud. Et oli nagu siukene tore Paide keskväljakul esmakordselt toimus etapp, et siukene päris tore nagu suvi oli ja tegime ka Võsu rannas, seal oli see, ma ei tea, Võsu fest äkki või midagi sellist, selle raames tegime rannakunni, seal samas laval Tanel Padar laulis, me olime 20 meetri kaugusel, mängisime nagu palli, et selles suhtes see, minu nagu fookus läks sinna ja see oli tegelikult päris nagu tore suvi, et mingil määral oli ka noorte etappi koordineerimist, no põhiline asi oli tegelikult ka raha leidmine, mis ütleme nii, et väga edukalt ei läinud, et see oli hästi raske jah. Ja sealt saigi tegelikult minu algus rannatoimkonnaga, et noh, mul oli tegelikult pikalt mul nagu päevikusse kirjutad ka, et kui see oli 2017-2018 aastas, paar aastat enne, noh, ma olin endale kirjutanud, et ma tahaks Eesti rannavollesse panustada. Ja siis ühel hetkel Uku tegelikult mind kutsus, toimkonnas oli siis vist arutatud kuidagi, et selline nagu võimalus ja siis mul oli täpselt ka see, et tundsin, et oleks mingit uut väljakutset vaja. Ja tundus nagu täpselt, et ma olen ju tegelikult unistanud sellest, et ma tahaks Eesti rannavollesse panustada kuidagi rohkem. Aga kahjuks ma sain suht kiiresti aru, et sellisel kujul ma ei tundnud nagu ennast, et see panus on väga suur ja võib-olla ma nagu ei tundnud, et ma õnnestusin seal ja mul kuidagi oleks nagu olnud võimu midagi muuta nagu Eesti rannavolle jaoks, et no läksid aastad mööda, ma arvan, et ma olen selle ikkagi eesmärgi nagu täitnud ja selle rolli leidnud, kuidas Eesti rannavollesse panustada, aga sellegi poolest ma toimkonda jäin nagu ikkagi edasi, et see minu jaoks, ma arvan, et isegi siis, kui mina seal projektijuhi rollis olin, Jaan oli seal olemas, Kristjan Kais oli olemas, toimkond tegelikult täiesti toimis siis ka ja täiesti okeilt. Et aga on olnud nagu siukseid aktiivsemaid perioode, on olnud rahulikumaid perioode ja ma arvan, et nagu Jaan kirjeldas ka, et see ongi loomulik, et niimoodi see toimkond peakski toimima. No Mart, sinu kogemus? Kui siis nüüd toimkonnast endast ei toimus. Ja mida sa oled, ütleme, toimkonnas näinud või üldse laiemalt Eesti rannavõrkpalli siukest kulgemist kõrvalt vaatama? No Eesti rannavõrkpalli kulgemist, no ma olen olnud selles suhtes, võib-olla ma kõiki asju kogu aeg nagu ei olegi ilmselt nagu teadnud või isegi vaadanud väga põhjalikult, et enamasti minu suhe Eesti rannavõrkpalliga on ikkagi olnud kui mängijana. Ja enamus asjad, mis ma olen liiduga suhelnud, olen ikkagi suhelnud otse, sest meil on ikkagi ka tiimi näol alati liiduga olnud küsimused, et kas meid toetatakse, palju meid toetatakse, et need on kõik käinud nagu täiesti otse ja kuidas aga noh, ega alati pole liidus või eriti kui me alustasime, ei olnud ju rannavõrkpalli koha pealt seal väga mingit minu teada, noh, eriti suundasi või arengukavasi või selliseid üldse nagu seda jäset nagu minu meelest nagu väga ei olnudki, et noh, siis ju oli see aeg, kus Rivo oli lõpetanud oma mängimised, oli siuke väike nagu tühimik. Et ja noh, see oli selles suhtes noh, okei tol ajal, aga siis noh, alates sellest hetkest tänase päevani on ikkagi pilt nagu täielikult muutunud, et neid inimesi, kes tahavad panustada rannavõrkpalli on nagu palju ja see toimkond minu meelest vähemalt nii palju, kui mul oli kogemus, tunduski, et oli selline organ, kes nagu natukene siis nii-öelda hoiaks ora tagumikus liidul, et ikkagi rannavõrkpall oleks nagu esindatud, et oleks pildis. See oli nagu minu kogemus. Kuidas ma toimkonda üldse sattusin, ma isegi ei tea, ma ei mäleta seda. Ma võin vastata. Nii. Sa sattusid sinna sellepärast, et see 13 inimest, see sai tehtud hästi laiapõhjaline vaade, nagu ma ennem ütlesin, et seal oli nii äriinimesi, seal oli treenereid, seal oli sportlasi ja võib-olla ka selliseid, kes ei kuulunud päris mitte kuskilegi, eks ole. Noh, eks siis sina olid sportlase vaade. Just, okei. Ja siis minu selles mõttes nagu see kogemus, et oligi see, et ega ju saan aru, kui see oli lai toimkond, siis vahepeal tundus, et toimkond võiks olla selline ärategev organ, aga noh, kes reaalselt nagu võtab otsusest teeb ka midagi, et noh, leiab sponsorid värk-särk, aga ma ise kunagi ei näinud ennast, et ma peaks midagi veel lisaks ära tegema, et ma jäin sinna sportlase rolli ja vahepeal üritasin arvamust avaldada, kui küsis või kui küsinud, et no, aga see oligi väga hea, sest kui meil oli 13 inimest, siis näiteks kui äriinimesed mõtlesid või tegijad mõtlesid mingisuguse plaani välja, siis seda oli hea näiteks sinu peal testida, kuule, teeme nii. Sa ütled, ei, mitte mingil juhul, no selge, siis me ei tee niimoodi. See oli nagu hea selline
selline põrgatus ja noh, hea näide on näiteks Kaarel Kais, kes oli ju ka toimkonna liige. Ta avaldas aeg-ajalt arvamust, mis ja kus, aga oli üldiselt passiivne, aga nii kui meil oli vaja mingisugust juriidilist asja, siis see oli vaieldamatult tema pärusmaa, tema tuli ja ta võis olla aasta aega kadunud või ainult kolme lausega, aga siis, kui teda vaja oli, siis ta tuli ja sekkus ja väga jõuliselt seletas ära, kuidas asjad käivad ja meile sobis see. Noh, ehk siis see laiapõhjalisus kinnitaski seda, et sa ei pidanud tegema ise kõiki, vaid sul olid inimesed, kes võib-olla olid ootel ja tulid täpselt siis, näiteks sina kui sportlane tulidki siis, kui sind just vaja oli, eks ole. Et sa ei pidanud rääkima sellest, kas me anname mängijale 1 vee või 3 vett või kas me paneme 7 lippu või 5 lippu, sellega tegeles näiteks Vallo ja sa ütles, et toetuspaketid on sellised, eks ole. Ma pean küll vahele ütlema, et mina nagu leian, et see toimkond ise on ikkagi oli või ma ei tea, kuidas siis tuleb öelda, oli või on üks väga õige ja hea moodustis, sest tõesti rannavõrkpalli aitas nagu alaliidus kuidagi rohkem hoida pildis ja meil on, kust meie teame või kust mina tean Vallot ja Jaan ikkagi, ma teangi läbi meie esialgu siis Mati Vetevoolu mälestusturniiri Eesti GP-etapi näol ja lõpus siis EVSA näol, et te olete nii toetajatena olete olnud meil pundis kui ka siis koha peal aidanud asju üles panna, ära viia see, kuidas Jaan Tartu vahet sõitis, see on mingisugune rekord. Ma ei tea, kas ta absoluutrekord on, aga rannavõrkpalli rekord kindlasti. Erinevate tribüünidega ta sõitis, karavanid. Ja mitte ainult Tartu vahet, seal oli Võru ka. Oli ka Võru, no eks ikka, ega kaugel see Võrugi Tartust on. Et ühesõnaga, et see on ka olnud moorust paljuski teie teene seal toimkonnas, et need Eesti GP-etapid ikkagi on läinud paremaks, sest nagu me alles eelmises saates rääkisime, veel 4 aastat tagasi kuskil oli ikkagi hoopis teine pilt Eesti GP-etappide ja Eesti meistrust osas, kui täna on. Et kuidas te ise tunnete? Kas on nagu piisavalt ära tehtud? Kas te tunnete, et täna on nagu Eesti rannavõrkpall kindlamates kätes ja ka alaliidust enda seest tuleb rohkem sellist initsiatiivi või milline see seis on? No, ma selle toimkonna mõtte veel tahaks ära lõpetada, et toimkond, mina oleks ka seda meelt, et toimkond kahtlemata on vajalik. Milline tema nüüd roll on, paneme nüüd sellise kolmnurga paika, et meil on projektijuht, meil on toimkond ja meil on näiteks peasekretär, eks ole. Et kui me täna projektijuhi võtame tööle, meie ei võta tööle, eks ole, selle võtab tööle EVF ehk võrkpalliliit, eks ole, tema maksab talle palka, aga lisaks rannale ta annab talle võib-olla mõned teised ülesanded, eks ole. Kas nüüd see projektijuht allub nüüd EVF-ile või on ta mingis mõttes toimkonna käepikendus, eks ole. Kes teda nüüd nagu käsutab, kamandab, eks ole, aga toimkonna roll siin kahtlemata on see, et nii palju, kui me aegadest tagasi vaatame, siis projektijuhtide nii-öelda kaadrivoolavus on meil nagu viimased 10 aastat olnud pikalt, seda oskab ju täna kohal oli ja oskavad ju rääkida sellest, et meil oli projektijuht kestis meil seal töökoormuse tõttu võib-olla 1-2 aasta, eks ole. Ja siis sisuliselt oli näha, et see inimene upub sinna töösse ja meil on jälle uut inimest vaja. Sellepärast see toimkond ongi täna selle sama projektijuhi kõrval, et seda töökoormust natukene maha võtta. Sest mina ütleks ikkagi täna seda, et kui seda ranna teemat teha südamega, kui sa pead tegema ka GP-d, eks ole, täiskasvanutele, noorteturniirid, regama, mässama, otsima toetajaid ka veel, eks ole, siis tegelikult see on mitte ühe 1,0 koefitsiendiga töö, vaid see on isegi suuremaga, et see on, see ei ole väike töö tegelikult. Et see on nagu see toimkonna roll, et küsimus, kuidas me teda üleval hoiame, miks me teda teeme, ta võiks olla täna näiteks selle sama projektijuhi meeskond, eks ole. Ja näiteks selle sama, me oleme täna jõudnud sinnamaani, et see sama projektijuht võiks oma meeskonna kokku panna, kellega siis koos oma mõtteid, plaane ellu viia. Ehk see tähendaks tugev projektijuht ja meeskond seal taga, eks ole. Kui see kipub teistpidi olema, nüüd ma ennast kordan, et sellisel juhul, kui projektijuht kipub meil olema rohkem nagu selline ellu viia, siis see tähendab seda, et selle strateegia paneb paika toimkond, mõtleb välja, kas me teeme GP, kas me teeme MK, kuidas me noori majandame, kuidas me raha jagame, mis iganes, eks ole. Ma ka see tühimik, et 4 aastat tagasi, kui ma nagu mõtlesin, et peaks nagu käe külge lööma, et siis tegelikult ma pöördusin
me istusime vist Raigo Tatrikuga, istusime Pärnus ühel etapil ja tõesti oli igav. ja siis ma küsisin, et kuule, et saalis nagu kõik toimib, kõik nagu on okei, et lapsed mul mängivad ka saali, eks ole, kõik on okei, et ma tahaks midagi teha, aga saalis nagu, ei ole nagu ruumina. Ja siis ma mõtlesin, et Tatrikuga rääkisime, et aga tead, anna mulle Rivo number, ma helistan Rivole. Ja siis ma helistasin Rivole ja siis ma leidsin Jaani, eks ole, ja siis nii edasi, et siis käpad külge ja nii-öelda, et aeg-ajalt oleme ka liiva kaevanud ja liiva leidnud ja tänud siinkohal, eks ole, Viiestonile, et Viieston on nii tubli võrkpallitoetaja, et tema jõuab igale poole, nii saali kui randa. Ja teekonnal Võru, Tartu, Tallinn on Haagiste ja tribüünidega sõitnud mitte ainult Jaan, seal on teisi veel. Nii et ma sugugi ei võta seda au ainult enda. Eks see ongi see toimkond. Mis toimetab, aitab ja vaja on kuri, annab tagasisidet, võtab vastu kriitikat ja püüab paremini teha. Ja kui me tegime midagi kehvasti, siis võtame tõesti selle kriitika vastu ja proovime nagu paremini teha, aga me kindlasti ei tahaks võib-olla ka vastanduda sellele nägemusele, mida genereerib EVF-i juhatus rannast või tegevjuhtkond, et Mart ütles, et toimkond peaks olema nagu ora, jah, kahtlemata ora pehmes kohas, aga võib-olla ei ole ilus tekitada sellist üks tõde ja teine tõde, et me täna ju ka ei vastandu, eks ole ju. Me täna proovime leida alternatiivseid lahendusi, kuidas jagada raha, kuidas korraldada turniire, iseasi, kas meid kuulatakse, eks ole. Aga kui me seda välja ei räägi, siis võibki jääda selline mulje, et näed, on üks püha tõde, eks ole, see tuleb juhatusest ja juhatus arvas niimoodi ja peasekretäri KT-d ütlesid selle välja selliselt ja ongi kõik ja see ei muutu, eks ole. Sellepärast see toimkond täna ju mõnes mõttes, kas ta teda on või ei ole, formaalselt ikkagi inimesed ju mõtlevad, kuidas rannasuvi 2025 korraldada, mida teha paremini, mida mitte teha, kuidas seda raha jagada, millises kärpefaasis me oleme. Ei ole nii, et ma ei ole toimkonnas, ma olen käega, eks ole. Et võiks öelda, et me oleme rannavõrkpalli poliitikud. Et viime ellu erinevaid mõtteid. Jah, aga me ei taha teha esimest stuudiot ERR-is, et siin on nagu rannatoimkond ja meie vastas on EVF, eks ole. Me ei ole opositsioon ja koalitsioon, me püüaks nagu käia ühte jalda. Ja kui meil täna on siin, ütleme, volleentusiastid külas, siis järgmine saate idee on vähemalt kutsuda siia alaliidust just sama Uku Rummi, kes on rannavõrkpalli projektijuht hetkel, kutsuda Rivo Vesik peatreenina ja äkki Gert Toobel peasekretärina. Et Uku juba ütles, et tema on igal juhul nõus tulema ja kui me teised kutsume, ma ei näe põhjust, miks nad ei võiks ka tulla selgitama samamoodi seda, kuidas ja mil moel just rannavõrkpalli asja Eesti alaliidus aetakse. Kui ma vaatan, ma kõlab ikkagi läbi, et ega see ei ole lihtne töö olnud ja et seda rannavõrkpalli ja leida sinna raha juurde ja kõike juurde, et see on üks paganama raske töö, aga kas mingi põhjus ikkagi on selles, et siin ei ole küsimus, kes on need inimesed või mida nad mõtlevad ja tahavad aru saada, et kõik Eesti võrkpalli sees, ma usun, tahavad head nii saalivõrkpalli kui rannavõrkpalli. Aga ikkagi, et meil on täna ühe alaliidu all 2 eraldi suurt olümpiala ja meil on lihtsalt paratamatult traditsiooniliselt jäänud rannavõrkpall kui hiljem tulnud ala nagu väga väikese venna rolli, et kui Rivo Vesik siin mingi näite tõi, et umbes alaliidu eelarvest 5% läheb rannavõrkpallile ja muu läheb saali, et kas see on see paratamatu algkoht, kus me oleme, et võib-olla ongi raske juhtida saali ja randa sedasi võrdselt nii, et kõik oleksid rahul? Ma korraks võtan see küsimus oligi teile laiemalt. Suurema ja väiksema venna rolli, et tegelikult võib-olla kui võrrelda nüüd, meil on eelarve, et eelarve panus per saalivõrkpallur ja eelarve panus per rannavõrkpallur, siis siin istub, see seltskond siin on ilmselt on per inimene ikkagi suurem panus rahaliselt. No see alati tuleb, kuidas seda võtta, eks ole? Jah, et aga no kahjuks aga neid kahte eraldada täna ei saa juba sellepärast, et nad on mõlemad FIVB ja CEF-i alaorganisatsioonid ja ei ole olemas ühte suurt katusorganisatsiooni, mis oleks beach volley, ma ei tea, nagu on tegelikult ju, kui võtta, et
maru huvitav on see, et laskesuusatamine on eraldi ja siis on murdmaasuusatamine, suusahüpped, kahevõistlus on kõik ühe all, eks ole. Noh, et kuidagi nagu selline, et see on see poliitika, mida peavad tegema siis maailmaorganisatsioonis olevad juhatused või ma ei tea, nõukogu, mis iganes. Ega naljaga pooleks on ju meile EVF-i üks funktsionäär öelnud, et kuulge, tehke oma liit. Mida te tüütate? Noh, me oleme võtnud seda kui rõõmsat nalja, et me ei saa. Te teate ise ka, et me kõik teame seda. Ja, et me teame ju, et aga see on, ongi see, et täna on, ma ikkagi tahaks öelda seda, et täna on võib-olla mõnes mõttes see, kui me räägime rahast, mida sa tahtsid rääkida kogu aeg. Lõpuks ometi. Et kui me täna tahame nagu seda raha jagada, siis me tahaks, pidades ennast ranna entusiastideks ja ranna nii-öelda eest vastutavaks ja natukene muretsevaks, me tahaks selle raha ära jagada natukene teisel moel, eks ole. Siis on võrkpalliliit, kes ütleb, et meie jagame seda teistmoodi. Kumba nägemus nüüd on siis parem? Või kas me saame üldse dialoogi jõuda? Või on lihtsalt otsus, et me võime sinna juurde kohe varsti jõuda, ma ei tea, kas ma ruttan võib-olla ette kavast lähen, jah. Meie saates võib. Vallo, palun vabandust, aga nüüd ma hakkan rääkima. Ma palusin Vallo käest vabandust just sellepärast, et Vallo esindab nüüd ka juhatust, aga samast on muga ka ühtepidi ühel meelel, et me oleme näiteks mõelnud selle üle, kuidas me vaatame rannasuvele 2025, eks ole. Milliseid võistlusi me teeme, milliseid võistlusi me ei tee ja nüüd lisaks Vallole, kelle käest ma palusin vabandust, nüüd ma palun vabandust ka võib-olla ette nende võrkpalli entusiastide käest, kes juba panid kirja need GP etapid, millal ma kõik mängin, eks ole. Mina käin täna välja selle mõtte, et aga äkki me aastal 2025 me ei teegi GP-d. Kuna me oleme täna võrkpalliliidus üsna sellise suure ja massiivse kärpekava juures, üks mõtetest, mis täna laual on või mis on arutlusel olnud, et teatud asju kokku mängides me mängime Eesti meistrivõistlused ära. Me teeme ühe korraliku EVSA, eks ole, ja siis teeme maailmakarika. Need on need 3 väljundit, mida täna ühel või teisel moel me saame täna oma mängijatele, just nimelt maailmakarika punkte nagu teenides peale saades, me saame nagu täna ära teha. Ja mille jaoks äkki moel või teisel meil on see raha ka isegi olemas, eks ole. Kannatajaks jääb täna, eks ole, täiskasvanute võib-olla GP, aga täiskasvanud saavad võib-olla väljundi EVSA näol, meistrikate näol, eks ole. Ja meil jäävad kohalikud turniirid. 44 turniirid. Need jäävad alles, eks ole. Ja võime isegi mõelda veel ühe sammu edasi, kui me 4 aastat tagasi hakkasime GP-sid tegema sellises võtmes, et kui ennem tegi seda EVF, eks ole, tuli oma lendsalgaga kohale, pani väljakud üles, kasseeris raha, tegi, maksis auhinnad, korraldas tuuri ja siis me lõime selle kulu pooleks. Pool teeb promootor ehk kohalik korraldaja, pool on EVF. Aga mis siis, kui me nüüd täna liiguks ära hoopis sinna, et ütleme, et teate, aga nüüd ongi niimoodi. Terve etapp on sinu korraldada. Kloogaranna, kas sina teed näiteks GP etapi selliselt, võtad raha, maksad auhinnad, teed kõik asjad. Otsid toetajad, teed kõik asjad. Meie lihtsalt nimetame seda kuidagi või vaatame, kuidas see nagu välja tuleb. Kas Paide, kas Rakvere, kas Pärnu, mis iganes. See eeldaks nagu klubide poolt seda tulekut rohkem sisse, eks ole. Ja seda saavad võib-olla mingil hetkel teha klubid, kes on paremal järjel või kuidagi koopereeruvad, näiteks Paide ja Põltsamaa teevad seda koos, eks ole. Võta see kinni. Prooviks korraks seda, lihtsalt see on nüüd järgmine mõte edasi, eks ole. Tagasiminek oleks see, et EVF hakkabki täna oma parimas vormis sõitma kohale näiteks ja hakkama korraldama neid ise. Kohalik initsiatiiv võib olla pärsitud näiteks. Ma siit korra siit juhatuse poolt siis ütlen, et GP-d esialgu toimuvad. Aga see oli Jaani mõte, mis ei ole paha, mida võib arutada, aga see oli täna Jaani mõte aga kui me leiame ikkagi selle kadunud Mardi 5. koha raha ülesse,
ja veel natukene siis saab siit GP tehtud kui ka MK tehtud. Oponeerides juhatusel, mina mõtlesin, et ma täna saan siit juba mingi tagasi. Ja me oleme valmis mõtlema. Eks ole, te olete valmis mõtlema, me võiks täna teha isegi võib-olla hääletusi, ma võin jääda jumal nulli. Aga kui üldsus täna, keda teie esindate, ütlete, et GP oli, on ja jääb, siis järelikult see mõte ei lenda. Me võime isegi küsida ju täna kõigi nende vaatajate, kuulajate käest, eks ole. Et pange hääletus, kas teile meeldiks see lahendus, et GP-d sellel aastal ei ole ja meil on EVSA meistrikad ja maailma karikas, eks ole. No mulle tundub, ma hakkan kohe vastama, see on väga põnev teema ja siin tekib nii palju mõtteid, aga esimene küsimus on, et ega need GP-d ei pea ju ära jääma, vaid nagu sa mainisid, võivad olla ainult promootori kanda. Aga kui me seda ei saa nii-öelda tehtud, kui meil ei teki sellist tugevat või asja, eks ole, puutub ju ainult täna raha kulusse. Kui meil täna seda raha ei ole ja me selle korjanduse või annetusega ei saa tehtud, aga EVF-i näiteks reaal on see GP korralduskulu raha olemas, siis kus me teda kulutame, eks ole? Mul lihtsalt tundub see, et kui ma vaatan täna, kas Eesti GP-tampi mängitakse sellepärast, et auhinna rahaks saadakse 300 eurot, kui võidetakse, või mängiti, palju see summa on, Urmas teab paremini. 700 vist on paari peale. Et kas see on see, et kui nüüd oleks 100 eurot paari peale, et kas siis kõik need paarid lõpetaksid ja ei osaleks, et mul tundub, et täna on meil olukord, kus meil enamjaolt on kahjuks või õnneks, eks ole, harrastajad, sellised tugevad siis harrastajad, kes ei mängi seda mitte niivõrd selle raha pärast, vaid sellepärast, et rannavõrkpall on nende siuke meelis hobi. Ja kui nüüd tuleks alaliit ütleks, kuule, sorry, sel aastal GP-sarja sellisel näol ei ole, aga meil on promootorid, kes teevad natuke väiksema stiilis ära, siis mulle tundub, et sellises lühikeses perspektiivis ei muutuks suurt midagi. Minusuguse mängija jaoks, kes niikuinii seda auhinna raha ei saa, mis on enamik mängijaid, nende jaoks ei muutuks just ole midagi. Küsimus on lihtsalt, kas seal oleks siis ikkagi mingisugune korralduslik tase nagu garanteeritud. Täna meil on Eestis ikkagi läbi talve teeb trenni 100 inimesi, kes treenivad selle nimel, et suvel mängida mingil tasemel rannavõrkpalli, on siis GP-tase või teised turniirid, aga et see on nagu see võistlus väljund, et mina ka valmistun suveks, mina Eesti meistrivõistlustel, seal osalen, eks ole, EVSA-l võib-olla osalen, kui saan peale, MK-l ilmselt ei pääse peale, et mis oleks siis sellise tubli harrastaja väljund, et mul tuleb seda kõige tähtsam on mõelda, et kas see väljund nagu püsib, et see täna, jah. Tegelikult ütleme, et GP-d peaks olema, et kõik võiks olla, aga ma saan aru, et alaliidul oleks sulle raha mitte ei jää üle, vaid on kõvasti puud, et siis ma olen nõus, et peab kaasa mõtlema, et kust kokku tõmmata. Et alaliit arvab, et võiks ikkagi olla GP-d, mis siis nii-öelda riigisiseselt siis näitab seda, et me ikkagi toimetame, ala populaarsus kasvab, et oleme siis erinevates kohtades Tartus või Pärnus või Rakveres või Tallinnas, eks ole, et aga küsimus siis teile, eks ole, et mängijad, korraldajad, et kas Jaani ettepanek on vastu võetud? Mis te siis arvate, kuidas olla? No, ma omalt poolt võib-olla ütlen nii palju, et kui seal ettepanekul on mitu sügavust mängija vaatevinklist ühtepidi ei pruugi midagi muutuda, kui näiteks suudaks korraldada sellise süsteemi, kus tõesti liit leiab viisi, kuidas promootoritele teha ahvatlevaks, et näe, et teete ise kõik ära, saate selle GP nime alla, neid etappe võib ka ju vähe olla, et sellest tulevikus võiks olla selles suhtes nagu prestiisne värk, et näe, et mina sain GP korraldada. Ma küll sain kõik. Etappe vähe. Ehk me ei tee 6, me teeme 3. No näiteks. Et iga aasta siis ongi, et võib-olla liit saab või kes iganes toimkond saab selle know-how'ga mingi muul viisil selle teha promootorile ägedaks, et ta saab korraldada GP-etappi. Sest ma sain ju aru, nüüd ka täpselt ei tea, aga on olnud ju aastaid või eelmine aasta, kus näiteks Pärnu rannas oli etapp, mis ei olnud GP-etapp, mida tahtsid ise teha. Jah, see oli Petronas äkki. Jah, et see ju tegelikult see võib olla teatud mõttes ka promootorile nagu lihtsam, kui ta saab teha selle oma käe järgi, omade toetajatega, oma initsiatiivil, omade reeglite järgi. Et kui minna veel samm sügavamale, see võiks olla nii äge, ütleme kauges utoopilist tulevikus, et sponsor peab maksma litsentsitasu, et ta saaks teha GP-d. Et see kindlasti mõndes riikides nii ka toimib. Et selles suhtes nagu... Ja tuleb, kus kohas me oleme, ma rannavõrkpalliga. Urmas, kuidas sulle tundub? No mul ongi 2 vaadet, eks üks on nagu mängijana ja üks on korraldajana. Et mängijana
ma olen Karliga 100% nõus, et need auhinnarahad, isegi mina neid enamasti saan või no, olengi alati saanud, et on okei ära jätta ja ma olen nõus isegi peale maksma. Aga ma ütlen nüüd vahel, et meil on ka kindlasti olemas nooremad mängijad, kes ütlevad, et see 350 €, mis ta saab võidlust, on mega enda suur. Vaadet praegu, et minu jaoks nagu see ei ole kindlasti primaarne ja et nagu ma ütlesin juba, et ma võiksin seda osalustasu veel rohkem maksta, kui see garanteeriks mu jaoks midagi paremat, et see etapil oleks, et noh, minul mängijana kõlab küll nüüd nagu endale vastu rinda tagumisena, aga mängijana ma tahaks iga kord mängida GP-etappi nagu on Kloogarannas. Et aga kuna ma ise seda korraldan, siis ma ei saa seda ka nautida. Et ma tahaks, et see oleks hull möll käiks, rahvast oleks palju, ma saan aru, ilmafaktor on ka alati, aga ma olen praegu me Eestis oleme, et me ei suuda seda festivali korraldada veel. Ja kui me nüüd võtame promootorit rahaga ära, siis mul tundub, et äged etappi korraldamine läheb veel raskemaks. Just korraldajana kindlasti oleks keerulisem. Et noh, nüüd jõuamegi selle korraldaja juurde, et me tegelikult me peaksime nagu lahedaid etappe hakkama tegema. Me oleme kindlasti läinud nagu üles ja paremaks sellega, aga seal on nagu ikkagi on väga suured vahed mängijana. Noh, pealtvaatajana tunnetatakse erinevalt nagu, et kus nagu mängida, milline see atmosfäär on, milline see pealtvaatamine on, kaasaelamine on. No aga me proovime natukene pigistada, kui ma võtan saatejuhi rolli. Juba lõpuks ometi ega seda teeb, ma ka saan nautida lõpuks saadet. Vastupidi, proovi siis sina rääkida, ma püüan tirida. Et võtame 3 sellist kuluasja, mis ma võib-olla välja toon koos Valloga. Üks on see, et kas nendest GP-etappidest peaks olema veebiülekanne. Telest ärme unista, räägime veebiülekandest. Mulle tundub, et kui me hakkame nii küsima lihtsalt, et ma saan jälle aru, et raha on vähe, aga tänapäeval eks ole igal alal, mis teeb, on veebiülekanne, kui seda on lihtne ja soodne teha, eks ole, et kui me hakkame nagu tagurpidi minema, siis tundub, et suures plaanis see ei ole õige idee, aga jälle ma olen nõus, et kui üks suvi öeldakse, et kuule, seekord veebi ei tule. Mina olen nõus. Kas me peame... Aga ma ütlen sellega ära, et tänapäeval on võimalik ka väga soodsalt teha ülekannet. Meie tegime Kloogarannas eelmine suvi, eks ole nii, et meil oli igalt väljakult olid kvaliteetsed, me laenasime kvaliteetsed iPhone kusjuures, me saame võib-olla sel suvel sinu iPhone'i laadida. Oma nuputelefoni võin ka anda peale. Sellega meil ei ole midagi teha. Seal on 2 keele vastu seina visata ainult. Aga ühesõnaga, et meil oli igalt väljakult selle väga hea kaameraga telefoniga ja meil oli ka eraldi internet võetud sellele üritusele siis Klooganda just selle ülekande jaoks, oli võimalik tegelikult teha need ülekanded ära. No ja see kulu oli minimaalne, et on võimalik nagu tõmmata alla seda kulu lihtsalt ja teha natuke lihtsamalt, aga ikkagi teha need veebilagad. Miks meil on vaja laiapõhjalist nii-öelda toimkonda, nimetagem seda täna toimkonna algeks või iduks, näed, inimene räägib oma kogemusest sellega. Lähme edasi. Kas te peate mängima mängijana ühtedes vormides? Ilus oleks, aga kui see on suur kulunumber, tulete oma särkidega peaasi, et on üks, me ei pane sinna, aga kus te oma toetajad panete pärast? Kuidas te seda reklaami tagate? Kuidas see mõte toimib? Mängijana mul oleks väga hea meel, kui ma läheksin ükstapuha kohe etappi mängima ja ma saaksin oma toetaja särgi nii-öelda. Me oleme täna jõudnud nagu natuke siin, aga me oleme jälle natuke erandlikud ka. Või siis ühesugune särk teha, ma arvan, on okei. Kõigile etappidele. Või nagu iga mängija ise teeb endale oma särgi. Iga saab ise, see ongi suve, kui sa harrastad rannavõrkpalli, sa teed oma särgi. Väga hea, ehk korraldaja ei peaks teid vormidega varustama. Ja mina ütlen ka turniiri korraldajana, see särk nüüd küll ei ole nagu lõplik asi, mis otsustab ära, kas sult keegi tuleb toetama või mitte. Mujal maailma sellele antakse ju. Ei, aga ei anta. Näiteks USA-s maailma kõige suurem rahvuskarikasari, seal ei ole särki, seal võib isegi palli ülakehaga mängida ja see on nagu väga äge. Minul läks mõte siin isegi, et siin nagu võib-olla mina ja Sander ja sellised aktiivsemad, kes viitsiks sellega tegeleda, tekiks nagu niisugune uus võistlusklass, et kellel ägedam särk on. Kujunevad ka eraldi stiilid välja, absoluutselt. See ongi AVT nagu stiil. Tegelikult mängijana see on nagu pigem negatiivne, et sa pead kandma särkis, et palju lihtsam oleks oma sponsoreid kuvada oma särgiga. Ja siis võib-olla ka leiaks poolprofid endale sponsorid kas või väikseid. Väga hästi, liigume õigus suurde, vähemalt mul meeldib see suurde. Kas see õige on, aga edasi. Kas auhinnarahadest ma saan aru nii sina kui
No vaata, see on vale öelda, et me oleme valmis või arvame, et see on õige või hea, sest jälle, kui me võtame teised spordialad, eks ole, kui sa teed midagi, mida tõsisemalt sa asja teed, seda rohkem sa saad, eks ole, auhinnaraha. See annab sulle, kui sa oled mängija, sa mängid Eesti GP-etapil, võidad 4 etappi ära, sa kogud sellega oma paaris, eks ole, 2800 €. Tänu sellele sa lähed võib-olla MK-d mängima, et sul tekkis see raha, eks ole. Ma nagu kindlasti ei ütle seda, et ärge kindlasti makske, et see on halb, aga ma ütlen, et kui on jälle üks suvi, kus öeldakse, et kuule, meil on keeruline aeg, siis mulle tundub, et selle pärast ei lõppe Eesti rannavõrkpalli veel ära, kui see summa oleks oluliselt väiksem. Ei pea raha olema, ütleme nii siis. Lihtsalt, mis minu arust võiks, see on jälle natukene nagu siukene pealehakkamine, võiks vähemalt vaeva näha kasvõi toreda meene, kui sa võidad. Et siis saabigi nagu mälestus, et ma võitsin selle etappi, see on natukene teistsugune kui klassikaline karikas. Paide teeb oma vallitorni, mis oli näiteks midagi sellist nagu, et sellega võib-olla rohkem vaeva näha, aga see raha võime ära jätta. Aga vaata, kui me kogu sellest teemast räägime, mina kui meediainimene jõuan nüüd kohe sinna, et meil on, siis oleks üleööne kommunikatsioon, et kui me tulemegi välja märtsikuus või aprillikuus alaliit ütleb, kuule, meil GP-etapp ei tule, siis peab olema väga selgelt seal pressiteates kirjas, et me ei tee GP-etapp, aga tänu sellele tuleb Eestis suvel näiteks väga suur MK-etapp. Et see tavainimene saab aru, et see ei ole see, et kõik on rannavõrkpalli vastu, vaid et selle asemel tehakse midagi muud ägedat, mis on antud hetkel Eesti rannavõrkpalli arengule tähtsam. Viimane küsimus, mis mind kõige selle linkimise juures huvitab, on see, kuidas vaatate kohtuniku poole? Ma püüan praegu kõik, kui te panete tähele, ma püüan nagu maha võtta kulusid, kellele jagada, kellele mitte, kas neid üldse on nagu vaja. Kuidas kohtunikega Ma vastan selles suhtes, et kui mina osaliselt olin projektijuht see 1 aasta, siis oli samamoodi eelarvega, oli väga raske ja mina tulin lagedale sellega, et me mängime vist ainult finaalpäeva kohtunikega ja mängude ajal on mängijad vilistavad, kvalifikatsioonid ja vist isegi esimesed ringid või ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, aga seal oli suur nagu kokkuhoid. Siis nendest kõigist, mis sa nüüd nimetasid, kus võiks kokku hoida, siis minu jaoks tänasel päeval see on nagu viimane koht, kus hoida kokku. Mina olen ka nõus, et kui me tahame tõsist asja teha, siis peab olema ka kohtunik. Mina räägin teiselt poolt. Ma nüüd korra... Ma räägin teiselt poolt, see oli... Lõpuks olete, meil on korralik saade, kus inimesed tahavad rääkida, mitte mina ei pea välja võluma neid sõnu. Mängisime kunagi, olime talve Austraalias 2 kuud ja siis mängisime selle 2 Austraalia etappiga. Ja siis läksime ja läksime esimese päeva mänge mängima, mängisime mängu ära ja läksime puhkama ja öeldi, et tulge nüüd vilistama. Mis asja, et nagu vilistama või? Austraalia rahvusetapp on ju. Okei, läheme vilistama, mina või Kusti, okei, Kusti läks vilistama, see oot, aga score sheet, et teine mees peab score sheet'i täitma. Siis okei, lähen siis, küsin, kuidas seda täidetakse. Siis mingi noor tiluks seal 19-aastane. Sa ei tea, kuidas score sheet täidetakse ja naaris mu peale, et neil on nagu normaalne see, et igaüks seal kõik teavad täpselt, kuidas score sheet'i täidetakse ja vilistavad oma asjad ära ja siis mul lõpuks oli, et seal oli vist minust ainult peaväljakul kohtunik lõppude lõpuks. Et siis vaatasin, Ma siis oponeerin veel korraks, teile kõigile korraks oponeerin, et aga meil teeme täna noorte etapid kuni U18 ehk siis 17-aastane saab veel mängida, eks ole. Siis on 18, 19, 20 3-21 võib-olla ka ei ole nii tugevad, ehk siis nendel seda GP väljundit, nemad oleks tegelikult need, kes GP-l saaksid teada, kas nad on üldse potentsiaali. Aga me ei räägi, et GP-d ära kaotada. Meil seda ei ole praegu isegi teemas. Et lihtsalt, et poneerida vastu, et oleks vaja nagu alaliidu poolt ikkagi seda kindlasti, vaata, kui ei ole ühtegi promootorit tegemas seda, eks ole, et mis siis saab, eks ole. Et siis kaob ära, et siis meil kaob üldse mingi järjepidev sealt et 17 aastani meil on Eestis etapp ja siis peale seda vaadake ise harrastajate tasemel ja siis on MK. Ei aga alaliit niikuinii peaks koordineerima seda kogu sarja, eks ole, et see, kui palju ta raha toetab, see on üks aga et see, et on ühe mütsi all ikkagi. Ja ühe mütsi all ikkagi võiks olla, ja. Kui me räägime täna, tuleme nüüd selle raha juurde jälle tagasi, kui me täna hindame eelmiste aastate kulu, siis EVF-i kulu ühe GP etapi peale on laias laastus 5-6 000 €, eks ole. See sisaldaks siis, eks ole, tänasel tasemel auhindu, veebiülekannet, kohtunikke, auhinnarahad, sellest rääksin, eks ole. See on nagu see kulu, mida EVF täna peab arvestama ja kui me neid teeme 6 tükki, siis järelikult on see kulu 30 000, eks ole. Kui meil täna on nagu 30 000 puudu maailma karikast, hops, eks ole. Kuidas me siis oleme, kas me vaatame nii? Ja tegelikult ärme jooksegi nagu rongist ees, et peasekretärid on kõik öelnud, et see 2025 ongi meil täna nagu kärpeaasta
igatepidi on kärpeaasta nii saalis kui rannas. No me proovime sellest aru saada, igatepidi. Ja siis me pakume erinevaid variante, et teeks nii, teeks naa. Et 2026 võiks meil olla jälle nii-öelda arenguaasta, seda on Gert Toobel ka viimasel kohtumisel öelnud, et siis prooviks jälle nagu arendama hakata, et noh, me ei püüagi täna seda kuidagi mingit pikka jooksu ära lõigata, öelda, et nüüd edaspidi neid ei ole. Ei, nad on täna lihtsalt natukene teistmoodi. Ja promootorid minu arust Eestis jagub ka ja on üha rohkem tulnud ja kui on rohkem meil sisehalle ja tegeletakse rannavoolega üha rohkem aastaringselt, siis on ka loomulik need promootorid nagu tekivad juurde ja lõpuks võikski olla see lõppkoht, kui jõutakse see, nagu te keegi mainis, et lõpuks hoopis alaliit peab valima, et keda võetakse korraldama ja keda mitte. Lihtsalt, et see mingi nagu sammhaaval peab sinna liikuma. Et... Alaliit täna valibki selles mõttes, et meil on pakkumisi ilmselt rohkem, kui meil omal raha on, sest iga etapp eeldab meie kulu. Me ei saa endal lubada, et kõik saavad. Aga kas me jõuame ka sellele tasemele, et me sellest loa eest ka raha saaks küsida? Seda nagu väga kahtlen. Ja kui nulligi saaks esialgu oleks. Õnneks on meil veel nii kena tore riik, kes toetab sporti, sealhulgas rannavallat. Tõsi. Jah, et see rubriik, et täname poliitikuid, valitsust ja parteid. Aga selles reaalsus on ju ikkagi see, et GP on ikkagi ise majandav, peaks olema ise majandav organism või ma ei tea, kuidas seda kutsuda isegi, et seal ju ei ole EVF eelarvet otseselt. Seal on no kohtunikud ja ikkagi tulevad. Selles suhtes ma saan aru, aga... Ja projektijuhi palk ja üldse ala hoidmine. Aga seda peavad ju toetajad ära katma ikkagi. Aga kui toetajaid ei olegi, siis ongi nagu see küsimus. Ma mõtlengi, et minu arust, et ma vaatasin nagu edasi, et mina olen nagu nõus sellega, et ma saan aru, et on kärpeaasta 2025 tõmbame tagasi, aga kas võiks sealt ka muutus tulla, et kui me teeme 2026 Võrkpalliliidu eelarvet, siis me saame aru, et võib-olla meil ei tasu nii suuri saaliturniire teha, sest ma ei kujuta ette, seal on võib-olla reaal on 1 miljon, ma täiesti suvaliselt ütlen, sest ma neid numbreid ei tea, aga võib-olla tasub sinna panna MK sisse, mis on 50 000 näiteks, ja panna GP sisse, mis on paneme kas või 20 000, aga meil on eelarves juba ka Võrkpalliliidu poolt nähtud, et Võrkpalliliidu eelarvest läheb raha paremaks GP korraldamiseks. Ja see, mis tuleb nagu sealt veel ettevõtetelt juurde, siis see on nagu ekstra, sest minu arust, ma olen suht kindel, et kui me teeme siin, ma ei tea, Balti tuuri või Eesti meistrivõistlusi, siis see on Võrkpalliliidu eelarves vägagi arvestatud. Nende ridadega saalivõrkpallis. Aga kui me teeme rannavõrkpalli, siis me millegipärast peab kõik tulema eratoetajad. Ma pean vahele ütlema ära ka, et inimesed, kes ei ole ju turniiri korraldamise nii hästi kursis, et kui meie näiteks oleme teinud 5-4-4-ga Kloogarnajas turniire, erinevaid Eesti meistrivõistluste etappe või EVSat, siis ongi olnud nii-öelda üks osa tuleb meie enda eelarvest, et me otsime ise toetajaid ja teine on tulnud siis nii-öelda alaliidu poolt, mis tegelikult aga tähendab seda, et rannavolle toimkonna inimesed Valla on panustanud, Jaan on panustanud ja nemad ise on leidnud veel teisi toetajaid, eks ole, et see ei ole tulnud nii-öelda sealt Võrkpalliliidus just sügavalt seest, vaid nemad ongi, toimkond ongi andnud oma panuse, aitame kaasa, proovime panna ja see ongi nii-öelda see alaliidu siis panus olnud. No pigem ei ole see transport Võru, Tartu, Tallinn, ei maksa 5-6 000 eurot, eks ole. See on ka hindamatu, kus suures. Neid vendi ei ole palju, kes käivad neid. Me ikka paneme juurde, et kohtunike nii-öelda kohale kutsumine töö, eks ole, auhinnarahad, särgid, veebiülekanne, mis on teatavad nii-öelda need tugiteenused, mida siis promootor etapi korraldusel EVF-i käest saab. Just, see on arusaadav, aga mu mõte vist oli ka ju arusaadav, sest praegu on ikkagi nii, et see toimkond või projektijuht peab ikkagi leidma meile hea toetaja, olgu selleks, ma ei tea, kas meil on peatoetaja see aasta olemas GPL. Noh, meil on Sakud on, meil on Kiirkasiinod on, need nimed, et nemad annavad selle raha ja siis on võimalik promootoritele see edasi jagada, aga minu mõte oli see, et me võiksime liidus ma ei tea, kas see nii on, sa võib mind nagu ümber lükata, aga mina arvan, et Eesti meistrivõistluste Balti liiga finaalfoori jaoks on eelarves raha planeeritud, sest see on normaalne asi, mida me teeme saalivõrkpallis, me teame just, aga minu arust võiks olla ka rannas samamoodi. No ongi Eesti meistrivõistlused ja on
GP jaoks on ranna võrkpalliliidul olemas. GP jaoks ka või? Väike summa, nii-öelda ilma sponsoriteta. Aga ütle nüüd, sina oled nüüd täna juhatuses sees, mina ka valisin eelmine aasta juunikuus, ma käisin kohal, see oli üks üsna humoorikas ettevõtmine, ma pean ütlema, aga seal valiti väga toredad inimesi juhatusse ja ütle nüüd, sa oled seal juhatuses olnud, sa tulid värskelt ka sinna asja juhatuse koosolekut ja sa ütlesid meile enne saadet, et tegelikult umbes pool ajast räägite rannavõrkpallist. Ehk siis, milline on täna Eesti võrkpalliliidu sees juhatuses liikmete seas see nii-öelda tunnetus rannavõrkpalli osas, kuidas sina näed, kas need asjad on muutumas, et need asjad, mis Urmas näiteks mainis, et need lähevadki loomulikuks, et mingi hetk on saalis Eesti meistrivõistluste Balti liiga asjad makstakse alaliidu poolt kinni, mingi hetk on ka rannas sama, või on seda ikkagi väga keeruline sedasi kokku viia või? Rand on olnud, ütleme, kui saalis on asjad paigas, me teame, meil on ja saalis on ka väga hästi Eestis, me peame kiitma, et me eks ole just karikavõistlused, on Eesti meistrivõistlused, on Final Four, eks ole, on noortel, on täiskasv, et tegelikult rannas täna see puudub, see on natuke selline nagu on ja ei ole, saalist tulevad noored, tulevad peale Audentese süsteemist, eks ole, nendel on eesmärk jõuda siis välismaale mängima, eks ole, MM-ile, EM-ile, eks ole, meie eesmärk on olla EM-il saalis nii-öelda, MM olümpiamängud, so-so, eks ole, et tegelikult kui nüüd täna tulevad noored Audentesesse, siis tegelikult nende eesmärk peaks olema, et nad jõuavad kõige kõrgemale tasemele, EM-ile, MM-ile ja OM-ile, eks ole, et selles mõttes täna, kuidas see saavutada? Ma võiks öelda, et minu arust, see ongi nagu toimkonna ja juhatuse koostöö projektijuhiga panna paika see, öelda, et nii on ja kui, ma arvan, selline selge vaade on olemas toimkonna poolt ja tegevjuhtkonna poolt juhatusele, siis tänane juhatus on kindlasti seda meelt, et paneme per capita sinna rohkem raha kui seni. Kuni seni, jah. Et selliseid säravsilmseid noori võib tulla küll sinna Audentesesse, aga miks sa tulid? Ma ei saanud mujale sisse või mulle lihtsalt meeldib rannavõrkpall, et tavai, lähme ikkagi mingi eesmärgiga, et meil on 2 toredat kutti siin Audenteses olemas praegult, 2 väga toredat tüdrukut on Tartus olemas selge sihiga, et sa räägid siis Kender Palijõgi ja Ploomi Paanimägi. Jah, just, et ma arvan, et siit on hea edasi minna. Tuli ära. Mina olen võlgu veel. Tekita mingi lause, kus saad selle praegu siduda. Veel on aega või võin 2 tundi täis või pean kohe rääkima. Meil on vaikselt aeg hakata kokku tõmbama, aga meie teema jätkub ikka samal teemal, nii et sa võid oma momenti oodata. Ma ootan. Nii, ühesõnaga, kuhu me oleme tänaseks jõudnud? Mina tahaks öelda ära ka selle, et ei jääks muljet, et me ainult mõtleme, et kõik on paha. Ei ole, me oleme täna minust väga konstruktiivselt arutanud seda teemat, kuidas meie näeme, mida saab. Me saame ka täielikult aru, et alaliidul on kehvad ajad ja on vaja kuskilt kokku tõmmata. Me ei ütle, et igalt poolt ainult andke raha juurde ja köhige välja, et me täielikult saame olukorrast aru. Ja mina ütlen, et küll meil ei ole täna Ivar Lilleberg enam peasekretärina, aga see, et ta eelmine aasta võttis kätte ja organiseeris, et teeme Rakvere MK paljude siis teiste abilistega koostöös, see iseenesest oli ikkagi kõva samm, meil ei olnud pikalt olnud ühte sellist suurt turniiri Eestis ja see, mis Vallimäel toimus, oli äge, nii et ma ei tea, keda kõiki ma tänama pean, aga see oli vägev ja mulle tundub, et see andis ka, see andis minu arust kõige parema nagu juhis tulevikuks, et meil oli 1000 pealtvaatajat jätkuvalt halva ilmaga finaale vaatamas ja kui tehakse Vabaduse väljakul Tallinnas ja kui on see võimalus olemas ja liidu tuuakse niikuinii kohale, ma tundub, et see oleks nagu kriminaalne, kui me nüüd jätame selle vaata, milline koht maailma karika korraldamiseks, Vabaduse väljak, nii edasi. Üks koht on väga hea ja tegelikult ka see oleks selles kriminaalne, kui see maailmakarika etapp peaks ära jääma, on just see, et see Rakveres sai just kui see lumepall veerema lükatud ja nüüd mul on seda nagu peaks igal juhul nagu jätkama, et kui tuleb jälle paus, siis seda raskem on seda teinekord uuesti ellu kutsuda. Võib-olla mitte, aga viskan veel jälle üles, aga kujutame ette nüüd, et praegu meid vaatab siin, palju meil rannavolle entusiasti on? Tuhandeid. Miljoneid, on hästi. Aga kui meil on tuhandeid ja kujutame nüüd ette, et näiteks sa paned siia mingi lingi, et vajuta kas MK või GP ja kui ühel hetkel tuleb häältemeri sinna MK peale, mis me teeme juhatusega siis? Juhatuses, mis me teeme? Vallo? Ma tean, et sina oled ka MK poolt tegelikult. Kui nüüd nagu niimoodi rääkida, aga et
ei, aga ikkagi me ei ole rääkinud, et GP tuleb ära lõpetada. Me räägime, et kuidas teha väiksemate vahenditega see sama GP ära. Jah, aga me peame olema valmis ka selleks, et seda GP-d ei tule. Tegelikult, kui me ühel hetkel vaatame ikkagi otsa, siis me täna näeme reaalselt, kui me täna ei leia raha juurde, kui Vallo ütleb, et teeme 2 asja, teeme valikud, üks või teine ja ütleme, et kas teil oleks ka kopik raha meile anda, eks ole. Noh, kui me tõesti lähme sinna, eks ole. Ja kui me kopikat raha ei saa ja linnud on, et teeme MK ja teeme GP kuidagi no, teist moodi. Kõigepealt tuleb äkki rääkida promootoritega, kellega on juba eelkokkulepe tehtud, et kuulge, kui me võtame ära teilt selle auhinnaraha, et ei pea tegemagi auhinnaraha, ütleme, ma ei tea, annategi väga ilusa meene võit esikolmikule ja pluss te ei pea särke tegema, teie kulu läheb juba selle võrra, ma ei tea, 4-5 000, 6 000 eurot väiksemaks. Kas te oleksite nõus sel juhul tegema ikkagi oma kuludega ära ja meie aitame kohtunikega või midagi sellist nii. Ja nad ütlevad, et jah, me oleme valmis tegema minu arust siis... Ehk me teeme kirikesed küla, meil tuleb miinimum eelarvega GP, eks ole, ja ikkagi MK tuleks, eks ole. No jah, mul tuleb praegu ja MK tegemata enam ei saa. Ma olen nõus. Ja rahva käest küsime, nii raha kui jah, ei. Küsime raha ka, jah. Küsime raha, kõike seda. Et jah, mis see ongi nagu see mõte, meil on täna käes ju aprilli algus, võib-olla sobibki või noh, märtsi lõpp, 1. aprill naljapäev on kohe käes, eks ole, et see ei ole naljasaade, aga meil on aprill käes, kohe on liiv kuiv, eks ole, ja me peaks rääkima, mis me teeme ranna suvel 2025, eks ole. Ja me nagu natukene, noh, ei ole päris kindlad, mis me teeme tegelikult, noh, meil võib-olla on... Kui promootorid on nõus, siis minu number on, eks ole, et teada kõigile. Kui EVF-id, CVF-id, CEF-id, CVB, kõik kui on olemas, numbrid on olemas, kui, et noh. Ma ikka eeldaks, et Võrkpalliliidu poolt võetakse promootoritega ühendust, et lihtsalt küsitaksegi, et kuule, et siukene olukord, kuidas te näete, et... Meil oleks vaja anda edasi selles mõttes, kui me oleme need jutuajamised ära rääkinud, mis on need tegevused, mis me sellel suvel teeme. No, on ju. Me teame täna, mis on nagu päris kindlad, on näiteks need asjad, et mis on kindlad, Eesti meistrivõistlused toimuvad. Nii. Noorte kõik turniirid, mis on nii-öelda noorte GP valguses pluss noorte meistrikad Tartus rannavalles toimuvad. Nii. Meie täiskasvanute paarid maailmakarika karussellis osalevad. Nii. Meie noorte koondised, nagu tänasest juhatusest siis välja tuli, meie noorte koondised täna saavad lähetuse rahvusvahelistele tiitlivõistlustele ja lisaks on neil olemas laagrite nii-öelda korraldusvahendid. Ja täiskasvanud sõidavad ka tiitlivõistlustele. Ja, seda kindlasti, eks ole. Ehk meil ongi täna nagu see maailmakarikas versus GP on nagu natukene siuke, kas ühele poole, teisele poole, kas kõik natuke kehvemini, nõrgemini, mis aga siis mulle tundub, et ma ei tea, kui palju meil on neid. Eelmine aasta natukene tekkis, et meie tiimaga käisime, Nuut Maidla käisid ka, Kais ja Rebel käisid päris palju meespaare ka juba, kes käisid MK-d mängimas. Kui palju tänasel päeval on neid, kes sellest MK-st kasu saavad? Et ma mõtlen lihtsalt, kui tekib nüüd kaalukaus see, et kas GP või MK, siis väga paljud peavad hindama selle eest, kas ma saan ise seda harrastajana, seda feelingut ja mängukogemust. No aga see on ka pealtvaatajana võimalus. Ja lisaks ka pealtvaatajana Eesti tasemel mänge. Või siis ma saan ainult MK vaatamise kogemuse, mis võib-olla natuke on äkki siis suurejoonelise mägedam. Et tal on nagu kaalukaus selle vahel ja ma arvan, et teades, et kui palju meil niisugused entusiastlikke spordimehi on, kes võib-olla MK-le peale ei saa, siis jube kurb oleks, kui neil nagu see võistlusväljund ära jääks. Aga ei jää ära ikkagi. Mina ütlen, mina seda ei ole vähemalt poolanud, et üldse aga ei ole. Jaan ju praegu seda kaalus. No, kui me saame vastused, küsides nendelt promootoritelt, nad ütlevad, et kui teie tugi on ainult kohtunikud. Ja öeldakse, et ei. Ja kui öeldakse ei, mis siis saab? No, siis me peame veenmisjõuga lähenema, et kuule, et aga tee ikka, eks ole. No ega loodus tühja kohta ei salli, ma olen kindel, et siis oleks mingid isetekkelised paar siukest GP moodi etappi tehakse väga lihtsamates vahendes, aga et need samad mängijad, kes tahavad oma väljundid, saavad selle kätt. Aga ega ma ei tea. Jah, suvel on väga lihtne teha, et on vaja ainult 8 posti ja 4 võrku, et jah.
Pirita rannas on need olemas ja Klooga rannas on need olemas ja Pärnu rannas on need olemas ja nii edasi. Aga no me jõuame sinna, et ega lihtsalt vastust siin ei ole, et tuleb vaadata, mis lõpuks kõige mõistlikum tundub. Ilmselt. Lähme selle mõttega täna edasi. Vist küll, jah. Mitte, et meie midagi otsustaks, aga... Ja, siit on edasi minna, ma arvan. Ja see on ära tulnud. Meil oli plaanis muidugi täna rääkida pikemalt laiemalt ka sellest, kuidas te olete lapsevanematena, võrkpalli toetajatena, asjapulkadena sedasi, mida teinud, kuidas teinud, aga selleks tuleb leida siis mõni teine moodus ja teine aeg. Aga ma usun, et meie saade täna ei saanud igav küll, et kuulaja, kes on järelikult taaskord jätkuvalt meiega mitu tundi veetnud, järelikult oli midagi siit kõrva taha panna ja ma usun, et meie omavahel küll saime ka päris häid mõtteid siit ja päris head arusaama. Mulle tundub alati kommunikatsioon on kõige alus, et kui sa hästi asjad läbi räägid ja selgeks teed, siis on ka see lõpptulem ja need emotsioonid võib-olla paremini kontrollitavad. Head sõbrad, head kuulajad, tänane saade on lõppenud. Uskumatu, me saimegi pidama selle, aga siit siis läheme hästi edasi, nagu täna kõik saate. Tegijad on juba korra maininud. Suured täht teile vaatamast, kuulamast, mängige rannavõrkpalli ja kohtume taas juba umbes 6 aja pärast. Ja daamid ja härrad, võimalik ainult meie rannavõrkpalli saates. Tundus juba, et saade on läbi, aga tegelikult mitte. Olgu öeldud siis, et samast kohast, kus me täna saate teemad lõpetasime, loodame me jätkata juba järgmisel korral, sest siis on meie juures siin erinevad Eesti Võrkpalliliiduga seotud inimesed. Ilusat nädalat!